niimoodi pihta, olgugi, et me oleme ajakavast 6 minutit ees. No ma ei tea, kuidas meile tundub. Ma arvan, et kas on kellelgi veel midagi, mida me tahame... Ma ei tea, kuidas meil on nende osalejatega, et selles mõttes, et kas on oht, et on võib-olla mõni inimene, kes on veel tulemas või ei ole? No tegelikult kõik teavad, et me koguneme vahemikus 11.30 kuni 11.50, nii et selles mõttes kõik tuleb kohal. Aga siis hakkame pihta ja ma esiteks ütleks siis seda, et olgugi, et ju on välja kuulutatud nagu niisugune paneeldiskussioon ja kuulsad ägedad esinejad ja niimoodi on ju, siis see absoluutselt ei tähenda seda, et publikust nii õpetajad, õpilased, teised korraldajad ei võiks oma küsimuste või kommentaaridega sekkuda, et siis kas nagu otse siis sekkuda sellesse vestlusesse või et siis ka teistelt arutelu osalejatelt midagi nagu uurida ja küsida, sest et see eesmärk ei ole siin, et keegi peab mingisugust hullu loengut, keegi, kellel on umbes, ma ei tea, kogu tarkus on olemas, on ju, et ikkagi kui võimalik, siis peame vestlust. Nii, et see on nagu see esimene asi, millest ma tahaks ära märkida. Nüüd, nagu Hanna-Liis tegi väikese põgusa tutvustuse meist, aga siiski ma tahaks nüüd anda mõlemale nagu kutsutud külalisele ikkagi natukene aega veidikene nagu pikemalt rääkida sellest, et kes nad on, mida nad teevad ja ütleme, et siis, mis on võib-olla siis nagu nende igapäevane või elukutseline suhe, kas siis filosoofiaga või põhiõigustega, et siis meil on nagu parem arusaam, et kes meil siin täna räägivad, et ma lubaks siis kutsutud külalised esimesena ja siis ma ise lisaks ka selle kohta paar sõna. Et kes tahab alustada, Kadri või Julia? Mõlemad on nii viisakad, jah? No ma ütlen siis, et Kadri alustab. Okei, aitäh. Ma loodan, et ma väga ei kaja. On hästi kuulda. Okei. Tere veel kord, mina olen Kadri Simm. Ma töötan Tartu Ülikooli filosoofia osakonnas, siis praktilise filosoofia õppetoolis. Ja põhiliselt tegelengi praktilise filosoofiaga ja siis spetsiifilisemalt siis poliitikafilosoofia ja moraalifilosoofiaga. Et eks need praktilise filosoofia valdkondi on nagu veel, aga need kaks on nagu põhilised ja õpetan samuti mõlemas aines. Poliitikafilosoofia osas on minu erihuvi võib-olla õiglusküsimused ja moraalifilosoofia osas tegelikult huvitavad mind igasugused bioeetika küsimused, mis on siis see, et kuidas need tänapäeva moodsad meditsiinitehnoloogiad ja biotehnoloogiad, milliseid väljakutseid nad meile esitavad selles osas, et kas me peame mingisuguseid seniseid arusaamu ümber korraldama või mitte. Väga huvitav valdkond. Ja siis ma õpetan filosoofia, aga ma õpetan ka arstitudengeid ja insenere, nii poliitika kui moraalifilosoofia valdkonnas siis. Ja tegelikult näiteks praegu on mul üks selline huvitav kursus, mille pealkiri on, et kas eetika õpetamisel on mõtet, kus me tegeleme siis hoopis selliste asjadega nagu, et vaatame neid igasuguseid moraalipsühholoogiast ja kognitiivteadusest tulnud uuringuid viimase 20 aasta jooksul, mis ütlevad, et meie moraaliotsustused on tegelikult intuitsioonide põhised, emotsionaalsed, mitte ratsionaalsed. Seda on kahtlustatud muidugi filosoofia ajaloos juba ammu, et see ei ole mõnes mõttes uudis, aga ikkagi see tekitab küsimuse selles osas, et kuivõrd palju siis eetika õpetamisel mõtet on või vähemasti küsimus, et kas meil on paremad ja halvemad meetodid, kuidas eetikat õpetada, kui me võtame arvesse seda, et mis need moraaliotsustused nagu on. Nii, võib-olla lühidalt siis minu poolt kõik praegu. Nüüd enne, kui ma lasen Julial rääkida, ma tahaks Kadri käest küsida ühe täpsustava küsimuse. Et sa ütlesid, et sind peamiselt huvitavad õigluse küsimused. Just täpselt nii. Ja kuivõrd meil on siin ikkagi ka esindatud siis riigikohtunik, et siis on ju selge see, et vähemalt mulle tundub nii, et sina võib-olla kasutad sõna õiglus veidi teistsuguses tähenduses, kui inimesed mõtlevad, et mida tähendab õiglus näiteks kohtu kontekstis. Et kas sa võiksid siis kuulajatele kahe lausega öelda, et mida see õiglus, mis on see õiglus, mida sina uurid?
see õiglus, mida mina uurin, põhiliselt ei ole jah, seadused või õigus selles mõttes, vaid see õiglus, mida mina uurin põhiliselt on siis, see termin on täiesti mitte midagi ütleb ilmselt inimestele, kui ma hakkan teile rääkima jaotavast õiglusest, eks. Aga põhimõtteliselt küsimus on selles, et kuidas jagada mingeid ressursse, ühiskondlikke ressursse, olgu selleks siis õigused, ka põhiõigused, olgu selleks mingisugused teenused, näiteks meditsiiniteenus või haridus, olgu selleks mingisugused karistused või autasud, et kuidas jagada neid õiglaselt. See on see põhiküsimus, et mille alusel, milliste põhimõtete alusel me saaksime öelda, et see on nüüd õiglane jaotus. See oleks siis hästi üldiselt abstraktselt. Nii, aga väga hea, aga palun siis Julia. Nii, ilusat maailma filosoofia päeva teile kõigile. Filosoofial on ühiskonnas väga oluline roll ja mul on väga suur au, et ma saan täna sellest arutelust ja esimest korda siis sellest UNESCO Eesti korraldatud filosoofia päevast osa võtta. Ja ma loodan, et vaatamata sellele virtuaalsusele saab see kohtumine meil olema meeldiv ja huvitav ja et te olete kõik ja püsite kõik terved, hoitud ja kaitstud. Tegelikult mulle väga meeldis selle UNESCO kodulehel, et see on 2002. aastast juba seda me kuulsime see päev, aga mulle meeldis seal avaldatud mõte, et UNESCO küll juhib seda maailma filosoofia päeva, aga ta ei ole selle maailma filosoofia päeva omanik. Et see tegelikult kuulub kõigile ja kuulub meile kõigile, kes me hoolime filosoofiast. Et võib-olla see võiks olla ka meie vestluse selline juhtmõte, et nagu Mats siin ka enne mainis, et kindlasti see ei saaks olla ainult meie 3 monoloog siin või dialoog, triloog, vaid et kõik teised ka igal ajal saaksid siis sekkuda. Ja siis mulle meeldis veel ka UNESCO peadirektori Audrey Azoulay väljend, kus ta ütles, et sel aastal on see filosoofiapäev väga eriline, kuna teda tähistatakse keset tervishoiukriisi, ka majanduskriisi, kliimakriisi, eksistentsiaalset kriisi, ja et ta toob nagu väga suuri väljakutseid meile kõigile ühiskonnana, aga ka indiviididena ja meie majanduslikule ja poliitilistele süsteemidele. Ja võib-olla ma ise omalt poolt tänase vestluse juures lisaksin siia juurde veel ka eetilise kriisi või sellise eetilise küsimuse seoses selle tervishoiu ja kriisiga ja ka isikuvabaduste piirangutega, millest me hakkame rääkima. Aga mis ma enda kohta, ma siin tagasihoidlik inimene, ma ei tahaks endast rohkem palju rääkida, siin on juba kõik öeldud, Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik, olen olnud kohtunik juba vist 16 aastat kokku, enne seda riigiametnik, Justiitsministeeriumis õigusloomega tegelesin ja olen vahepeal olnud ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, mis oli väga suur ja väga huvitav kogemus ja väljakutse. Aga võib-olla siis natuke teise nurga alt, et ma olen ühtlasi ka 3 lapse ema ja harrastusnäitleja ja võib-olla siin, kui ma näitlemise peale mõtlen, siis Shakespeare on Hamletis kirjutanud The world is out of joint ehk aeg on liigestest lahti ja ma hakkasin nagu selle peale mõtlema ka praegust aega silmas pidades, et kas meie aeg on siis liigestest lahti. Aga võib-olla, kui te lubate, ma ütleks paar sõna selle õigluse kohta. Mulle väga meeldib see teema endale, aga see on tõesti väga südamelähedane ja mul on nii hea meel, et me saame täna sellest siin võib-olla ka rääkida lähemalt. Et mis mind ongi läbi aegade põimunud on ütleme sealt õigusfilosoofiasse positiivism ja kehtivale õigusele keskenduv selline normativism, mis siis edasi viib loomuõiguseni. Et tegelikult Ilmar Tammelo, kes oli Salzburgi ülikooli professor ja Bologna ülikooli audoktor ja Soome Teaduste Akadeemia välisliige. Ja tema kirjutas siis õigluse kohta niimoodi, et õiglus on midagi haaramatut, mis nagu lummu pudus, mis taandub, kui talle püüda ligineda ja mis võtab väga erinevaid ilmeid, kui tema poole sammuda erinevatest suundadest. Et võib-olla jah, et seda õiglust on tõesti, nagu Kadri siin väga ilusasti ütles, väga raske defineerida, aga me ometi ju kõik ajame seda õiglust taga ja me tahame, et meil oleks õiglus, me oleme kurtnud ebaõigluse üle, aga see unistus absoluutsest õiglusest vist ei täitu kunagi, kuigi Eesti 1920. aasta põhiseadus
rääkis väga avalikult, avameelselt õiglusest kui riigi aluspõhimõttest, õigusriigi põhimõtte läbi. Ja see õigusriigi põhimõte on ju ka omane meie praegu 92. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseadusele. Nii et ma arvan, et see õiguse ja filosoofia suhe ei olegi nii kauge, et see õiglus ja eetika ja nende suhete analüüs nagu õiguse seisukohalt on tegelikult see, mis meid lähendab. Ja muidugi sinna juurde kõik need väljakutsed tänapäeval, mis puudutavad erinevaid, olgu siis biomeditsiini või tehisintellekti ja muid selliseid valdkondi. Et see kindlasti seondub ka isikuvabadustega praegusel ajal. Väga hea. Nii, ja mina siis võib-olla lühidalt mõned sõnad siis enda kohta ka, et nagu sissejuhatuses sai öeldud, et ma istun niimoodi korraga 2 toolil, et ma olen ka Tartu Ülikooli filosoofiaosakonna praktilises filosoofias tööl teadurina, samuti oma uurimistöös peamiselt keskendun siis poliitikafilosoofiale. Minu, ütleme, spetsiifilisemaks huviks on väga pikalt olnud siis see niisugune nagu filosoofia teoreetilise pilgu läbi see, nagu kuidas pakkuda, ütleme siis seadustele üldisemalt või riigi sunnivõimule mingisugust niisugust mõistlikku või vastuvõetavat põhjendust või alust, eks. Et see on nagu see, mis mind filosoofias on pikalt nagu huvitanud. Aga siis ühel hetkel oma elus mõtlesin, et on vaja tagada elukestev areng ja õppimine ning alustasin siis õigusteaduse õppimist. Tänaseks on mul õigusteadustes bakalaureuse-kraad ja ma praegu teen oma esimest semestrit magistriõppes ja nagu sissejuhatuses öeldi, et ühtlasi töötan ühes advokaadibüroos juristina. Nii et selles mõttes ma arvan, et ma võiksin nagu sobida väga hästi siia, sest et ma olen justkui nagu siis meie 2 kutsutud külalise justkui nagu vahepeal. Et see on siis nagu see minu taust. Aga siis mul on siin nüüd mõned märkmed. Ja Julia juba, ma loodan, et see on okei, et me oleme kõik siin eesnime baasil. Et kui me nagu seda diskussiooni nagu mingil määral ette valmistasime, et siis ma nagu pakkusin välja, et üks asi, millest me võiksime alustada, ongi siis nagu rääkida sellest, et meil on nagu, ütleme, võib-olla siis, kui võib-olla seda skeemi veel laiemaks ajada, on see, et meil on nagu niisugune tegelik igapäevane, ütleme, õigussüsteem. Meil on kohtud, kes mõistavad õigust. Meil on seal võib-olla advokaadid ja juristid, kes siis pakuvad õigusabi ja nõustavad ja siis meil võib-olla on seal, ma ei tea, justiitsministeerium, kes valmistab ette mingid seaduseelnõusid ja meil on niisugune hästi praktiline, tegelik igapäevaelusse puutuv tegevus, mis puudutab seadusi ja õigusnorme. Ja siis võib-olla nagu samm sellest natukene abstraktsemaks, natukene niisuguseks teoreetilisemaks, me võiksime nimetada, meil on niisugune õigusteadus, on mingisugune asi, millega tegeletakse, ütleme, ülikoolis, asi, millega tegeletakse akadeemiliste raamatute ja ajakirjade ja konverentside veergudel, mis siis püüab mingil määral nagu, ma ei tea, siis kas mõtestada või ette kirjutada või kuidagi aru saada, mis see praktiline õiguse maailm nagu on, eks. Ja siis me saaksime nagu minna veel tsipa teoreetilisemaks ja veel tsipa niisuguseks abstraktsemaks ja me ütleme, et nüüd me jõudsime nagu täitsa lausa ikka filosoofiani välja, eks. Ja nagu ühelt poolt mulle näib, et meil on niisugune nagu ühtlane spekter, eks. Et näiteks on ju, et Kadri ütleb, et tema uurib seda, kuidas oleks õiglane jagada näiteks ressursse, näiteks juurdepääsu meditsiinile või juurdepääsu tervishoiuteenustele. Et üks asi on see, et seminariruumis arutletakse, kirjutatakse artikkel, aga teine asi on see, et ühel hetkel see kuskil jõuab mingisuguse rakenduseni, ühel hetkel keegi teeb mingisuguse poliitilise otsuse, ütleme selle põhjal, mis on välja mõeldud, on hea ja õiglane. Ja ma mõtlesingi, et võib-olla natukene võiks rääkida sellest, et kas meil on niisugune ühtlane spekter, kus läheb nagu teoreetiliselt praktilisemasse või on seal mingisugused ikkagi nagu olemuslikud erinevused, et mis on nagu, millega tegeleb õigus ja millega tegeleb filosoofia ja mis on seal see ühisosa ja võib-olla ka natukene sellest, et mis on nii-öelda see meetod või mis on see nagu see viis, kuidas seda asja tehakse, eks.
et võib-olla see, mida ma siin silmas pean, on ütleme ju sedasi, eks, et näiteks, eks, et see, kuidas sotsioloog uurib inimesi, on hoopis teine kui see, kuidas näiteks on ju bioloog uurib inimesi, eks, et need võtted, mida nad kasutavad, need küsimused, mida nad küsivad, need asjad, mida nad peavad oluliseks, on erinevad. Ja siis ongi nüüd see, eks, et kas, kui meil see teema on siin nagu rääkida nendest põhiõigustest, nendes niisugustes kriisitingimustes ja nende piiramisest, on ju, et kas need küsimused ja need vastused, mida annab filosoof, et kas need oma mingisuguselt meetodilt erinevad kuidagi sellelt, mida ütleb õigusteadlane, või äkki ma lihtsalt kujutan seda erisust endale ette. Et nagu ma esmalt tahaksin kuulda, siis mis on teie mõtted selles osas, et mis on see distsipliinide erinevus kui üldse ja mis on siis nagu nende distsipliinide nii-öelda see lähenemise erinevus sellele praegusele probleemile. Kes iganes soovib alustada? No jah, tegelikult ma juba natukene sellele vihjasin, et see õigus ja filosoofia on minu meelest läbi aegade olnud põimunud. Et kui me räägime ka, ütleme sellest, nagu ma ütlesin, positiivismist, normativismist kuni loomuõigusini välja. Ja ma jätsin ütlemata, kuna mul on neid ameteid nii palju olnud, et võib-olla ma ei saagi siin ka väga objektiivselt sellele küsimusele vastates, ma olen tegelikult ka Tartu Ülikooli külalisprofessor ja olen pidanud ka professori ametit ja väga palju loenguid lugenud ja minu jaoks on nagu see teaduse pool niivõrd oluline, ka minu praktikutöös on ta minu jaoks nii oluline nagu õhk, mida hingatakse, et mul on nagu neid raske väga eristada. Võib-olla see muidugi ka Riigikohtu tasand on juba selline tasand, kus see teooria on natuke rohkem aega, võib-olla kui seal esimeses astmes selle teooriaga tegeleda ja seda sinna süveneda ja vaadata, kuidas seda kõige paremat teoorias välja pakutud lahendust siis praktikas ja kas üldse on võimalik rakendada. Mina kuulun kindlasti nende praktikute juristide koolkonda, kes leiavad, et ilma teaduse panuseta ja ilma väga tugeva ka sellise koolita, mille üheks osaks on kindlasti õigusfilosoofia, ei ole võimalik häid praktilisi lahendusi saavutada. Et ma olen mõlemaga väga intensiivselt tegelenud ja selles mõttes ma nagu arvan seda sellisena. Ja kui ma vaatan, kui siin nüüd vaadata, pikka aega on olnud ju neid erinevad seisukohad omavahel natukene ristunud ja üks näide on sellest kahe Ameerika õigusfilosoofi Harti ja Fulleri vaheline diskussioon, et kus siis Hart oli rohkem selle positiivismi koolkonna esindaja ja Fuller rohkem siis vaatas seda loomuõiguse poole pealt ja Fuller on öelnud seda, et tegelikult ka see õigusele truuduse või usalduse saavutamine, et inimesed usaldaksid seadust või õigust, et seda tegelikult mõjutab väga palju just moraal ja eetika ja et see õigus peab olema põhinema sellisel moraalsel alusel nii siis, kui teda luuakse, kui ka siis, kui teda rakendatakse. Ja ma olen ka isiklikult ju kõiki neid pooli läbi teinud nii õigusloojana Justiitsministeeriumi aegadest kui ka õiguse rakendaja kohtunikuna. Ja et kui seda niisugust tugevat põhja seal all ei ole, siis see aktsepteerimine ka ühiskonna poolt nendele õigustele või seadustele, sest seadus ei pea ka nii hästi vastu, on keerulisem. Nii et selline niisugune tugev moraalne põhi on siin väga oluline. Ja ülikooli aegadest minu professor Raul Narits on ju öelnud ka seda, et õigus ei saa olla pelk käsk, mis viiakse jõuga täide. Et minu jaoks on üks oluline teema siin võib-olla veel, ja see teema ka väga hästi seob neid kahte valdkonda või see mõte on inimväärikus. Et see on ka üks asi, mis mind on jäänud läbi aegade väga palju köitma, et mida me siis inimväärikuse all mõistame. Ja Eestis on inimväärikus sees põhiseaduse paragrahvis 10 ja ka selle kohta on nii palju erinevaid võimalikke definitsioone nagu selle õigluse kohta. Näiteks on Iisraeli ülemkohtu endine president Aaron Barak, õigusprofessor, öelnud, et inimväärikus on koos võrdsuse ja vabadusega komplitseeritud, kompleksne ja ebaselge kontseptsioon. Ja saksa filosoof Jürgen Habermas on öelnud, et inimõigused ongi just arenenud vastuseisuks sellele, et inimväärikust on rikutud.
Need inimõigused ongi nagu inimväärikuse täpsustused, mis siis aitavad ellu rakendada neid peamiseid moraalseid väärtusi, et inimõigused aitavad siis seda teha. Ja me ise Riigikohtus oleme öelnud, et inimväärikus ongi kõigi isiku põhiõiguste alus ja põhiõiguste ja vabaduste kaitse eesmärk. Et see inimväärikus on siis see, millest nagu kõik alguse saab. Ja inimõiguste konventsioonis, tegelikult seda Euroopa inimõiguste konventsioonis seda inimväärikuse mõistet üldse ei ole, aga Euroopa inimõiguste kohus oma praktikaga on siis inimväärikust tõlgendanud. Ja ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon ütleb artiklis 1, ja see on ka väga päevakohane ütlemine, et kõik inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Nii et väärikus ja õigus. Ja Euroopa Liit muidugi ka ühe sellise põhimõttena kindlasti räägib sellest, et õigusriiklus, mille hulka siis kuuluvad ka inimõigused ja inimväärikus peaks olema tagatud. Nii et ma näen siin nagu sellist silda veel kord nendes mõistetes ja mõtetes. See on väga hea, ma panin päris mitu, tärni juurde asjadele, millest ma mõtlesin, et me saame pärast rääkida, aga siis me saamegi nende juurde minna, aga ennem siis Kadri, kuidas sina kommenteerid seda minu avangut, kus ma püüan väita, et näete, et siin on ikkagi üht laadi tegevus ja teist laadi tegevus ja üht laadi meetod ja teist laadi meetod. No ma olen nõus muidugi, et päriselt on need õigus ja filosoofia kahtlemata läbi ajaloo niimoodi läbi kasvanud mõnes mõttes, eks. Kuigi ma olen nõus ka sellega, et kui me hakkame juriidiliste normide taha vaatama, et miks need asjad on olulised, inimväärikuse pärast, eks. Aga siis muidugi filosoofina ma tahaks küsida, et mis asi see inimväärikus on ja miks see oluline on ja millega me seda põhjendame, eks ole. Et mõlemad on, kui me võrdleme õigust ja filosoofiat teiste valdkondadega, nagu siin oli juttu sotsioloogiast ja bioloogiast, eks, et siis hästi tavaline on öelda, et õigus kui filosoofia on enamasti normatiivsed, et nad annavad meile ette, nad ütlevad, kuidas on õige, eks, mis see norm on. Ja ütleme, on palju teisi teadusi füüsikast bioloogiani, kus eesmärgiks on, kirjeldada maailma võimalikult täpselt, eks, mis ei ole ka sugugi lihtne, eks. Aga ütleme, õiguses ja filosoofias, eriti siis praktilises filosoofias, me proovime ka, me ütleme, mõnes mõttes võtame sammu kõrvale sellest, milline see maailm praegu on ja ütleme, et aga tegelikult ta võiks või peaks olema hoopis selline. Et see mõlema, muidugi õigusteadust ja siis sellist moraalifilosoofiat, eks ole, ühendab, et me oleme ette kirjutavad mõlemad. Sageli, mida armastatakse veel välja tuua, on see, et nii eetikanormid kui õigusnormid vähemasti püüdlevad selle poole, et nad on ülimuslikud teiste normide suhtes, eks. Et kui ikka seadus käse või keelab või ütleme, midagi on teha ebaeetiline, siis on ükskõik, mis meil seal vastas on, kas see on majanduslik kasu või mingi esteetiline huvi. Peaks olema nii, et eetikareeglid ja seadusandlus on see, mis on ülimuslik, kui meil need konfliktid on. Samamoodi on oluline see, et nii eetikanormid kui õigusnormid peaksid olema avalikud, eks. Et see ei tohiks olla saladus, mis on õige, eks. Et seadusandluse puhul me teame, et kõik see, mis on näiteks Riigi Teatajas avaldatud, see on Eestis norm. Nüüd eetikaseaduste puhul on selles mõttes huvitav, et meil ei saa minna, eks ole, ma ei tea, rahvaraamatusse ja osta sellist suurt raamatut Eesti moraal, eks. Kus on siis kõik kirjas, mis need meie tavad siin on. Et eetikanormid ongi sageli selles mõttes mitteformaalsed. Muidugi nad on ka paljudes seadustes kirjas, eks ole. Aga on ka palju selliseid eetikanorme, mis seaduses ei ole, eks. Näiteks valetamine, eks. Et kui sa valetad näiteks oma emale või oma sõpradele, siis kui sul just ei ole oma sõpradega ega oma emaga mingisugust muud lepingulist suhet, eks ole, siis on see tegevus lihtsalt ebaeetiline, aga mitte tingimata illegaalne, eks. Et võib öelda, et sageli on ju öeldud, et õigusnormid on siis minimaalne eetika. Et see on see, mis tagab meile sellise minimaalse ühiskondliku toimimise ja koostöö, aga tegelikult eetika iseenesest on veidi laiem. Mõlemaid, nii eetikanorme kui seaduse norme tagatakse nii sisemiste sanktsioonidega, eks. Meil on paha olla, kui me midagi ebaeetilist teeme. Meil võib olla ka paha olla, kui me midagi
illegaalselt teeme, kuigi ei pruugi. Ja siis on muidugi välimised sanktsioonid ka, eks, mis eriti õigusnormide puhul on hästi pika ajalooga, et meil on, eks ole, kohtud, politseid, vanglad, kõik see aparatuur. Eetikanormide puhul, just mis puudutab neid norme, mida ei ole võib-olla seaduses kirjas, on meil siis kas südametunnistus, mis võiks meid mõjutada, või siis teiste ümbritsevate kogukonna mingisugune hukkamõist näiteks võib ka see olla. Ja no, veel võiks rääkida võib-olla, et kus eetikanormid ja õigusnormid, kui me neid nüüd võrdleme, et kus nad nagu kehtivad, et traditsiooniline on ju see olnud, et õigusnormid kehtivad mingi riigi sees, eks. Et Eesti parlament võtab vastu seadusi Eesti jaoks, eks, aga kui me läheme üle piiri, eks ole, siis hakkavad kehtima mingi muu riigi seadused ja see on täiesti aktsepteeritav. Kuigi meil on järjest rohkem muidugi ka, ütleme, rahvusvahelisi norme järjest rohkem. Rahvusvaheline õigus, jah. Just. Eetikanormid, ütleme, enamasti on ikkagi vähemasti vaikimisi eeldatud, et nad ikkagi pretendeerivad mingisugusele universaalsusele, eks. Et kui on Valgas vale valetada, siis Valkas on ka vale valetada, eks, et ei ole nii, et me läheme ja meil on nüüd täiesti uus eetiline kontekst. Vähemasti see pretensioon on seal olemas, see on nüüd hoopis teine teema, kas see ka päriselt nii on, eks ole. Ja viimasena ma võib-olla tahaks öelda seda, et selles plokis on see huvitav asi, et tegelikult seaduste kohta on võimalik küsida, et kas see seadus on eetiline. Eks. Et ma ise mõtlesingi, et kui te siin kaasa mõtlete, siis äkki te saate sinna chatti tuua näiteid, seda me alati tudengitega ka seminaris arutame, et tooge näiteid, kas teie arvates mõni praegu Eestis kehtiv seadus võiks olla ebaeetiline. See ei pea isegi olema teie enda arvates nii, aga et võib olla, et on argumente, mis ütlevad, et näiteks see seadus on ebaeetiline. Et see vastuolu seal on, eks, et me teame seda kuulsat Martin Luther Kingi ütlemist, et kõik, mis Hitler Saksamaal tegi, oli juriidiliselt korrektne, eks. Et see näitab seda vastuolu, et kui teil on mingeid näiteid selle kohta, millised võiksid olla Eestis kehtivad ebaeetilised seadused, juba tuleb sealt, näiteks samasooliste abielu ei ole lubatud, eks ole, praegu kuum teema. Tõepoolest, osad inimesed võivad öelda, et see, et inimesi ei kohelda võrdselt, nende õigust abielluda näiteks, see on ebaeetiline. Muidugi võib öelda ka vastupidi, öelda näiteks, argumenteerida vastupidi, eks. Aga tooge veel neid näiteid. Ja näiteks see näide, et eutanaasia on keelustatud. Et on ebaeetiline, et inimesel ei ole õigust siis ühiskondlikule abile näiteks selles osas, kui ta tahab surra. Jah, see on ka populaarne tavaliselt olnud, et ainult meestele on kaitsevägi kohustuslik. Aga ma nüüd korra võtaks selles mõttes Kadri jutust kinni ja siis püüaks nagu oma algset seda küsimust võib-olla nagu korra uuesti võib-olla katsuda nagu teravamalt peale suruda jälle. Eks, et ütleme, ma arvan, et siis, kui ma ise mõtlesin nende distsipliinide erinevuse, selle lähenemise erinevuse peale ja ka mingis mõttes selle peale, kuidas vastata sellele küsimusele, mida me püüame hakata lahendama nende põhiõiguste piiramise osas või põhiõiguste, ütleme, kuidagi mõjutamise osas on ju, et minu jaoks just see kuidagi see olemasoleva teksti, see raamatu küsimus on nagu keskse tähendusega, eks. Et kui me ütleme, et me oleme niimoodi rangelt juriidilise pilguga õigusteadlase vaatest, hakkame siin nüüd kaaluma, et kas nüüd see konkreetne piirang, mis kehtestati või see konkreetne piirang, mida tahetakse kehtestada, et kas see on kuidagi õigustatud või kas see on kuidagi põhjendatud või kas see on kuidagi mõistlik. Et siis mulle näib, et niimoodi hästi kitsalt juriidilise, ütleme, juristi pilguga vaadates, aga vaatame põhiseadusest järgi või vaatame teistest seadustest järgi, vaatame, mis tekstis on kirjas ja siis võrdleme, kas see nagu vastab sellele tingimustele või mitte. Ja kui on, ütleme, mingisugune väike ebaselgus või väike ebatäpsus, et siis vaatame, mida teised juristid või mingid kohtunikud on varem öelnud. Ja kui ikka on väike ebaselgus, et siis katsume kuidagi ise tõlgendada selle ruumi nagu täis, et saada see vastus. Aga mulle näib nagu, et kui tudeng tuleks minu juurde filosoofiatunnis ja ütles, et ma arvan, et X on eetiline, sest et raamatus on kirjas, et X on eetiline,
siis ma ütleks talle, et see ei ole nagu väga hea argument, et filosoof tahaks kuidagi nagu teistmoodi sellele küsimusele vastata. Eks, et nagu see oli võib-olla see algne tunnetus, mis minul oli, eks, et kui sa oled, et kui nagu püüda sellele, ütleme, see põhiõiguste piiramise küsimusele läheneda niimoodi hästi kitsalt õigusteaduslikult, et siis see distsipliinist tulenev erisus ongi see, eks, et sa kuidagi need allikad, mille alusel vastatakse küsimustele, on eelduslikult kuskil justkui nagu olemas ja kokku lepitud. Eks seevastu filosoofias see on nagu põhimõtteliselt seda, et nagu kui sa hakkad oma mingit argumenti üles ehitama, siis sa võid nagu tugineda nagu ükskõik millele. Ma ei tea, kas ma sellega suudan teid veenda selles, et nendel distsipliinidel on ikkagi võib-olla nagu veidi suurem erinevus, kui te kumbki tahtsite oma sõnavõtus tunnistada? Võib-olla, aga kuhu me selle erinevusega välja jõuame, et mis on meie ühine eesmärk võib-olla, et mul tekkis see küsimus siin selle seaduse eetikaga seoses, et tegelikult on ju see täiesti vana küsimus alati, et kas õigus on õiglane, et kas see, mis on õige, on ka õiglane. Ja see on ju selline küsimus, millele on väga, väga raske vastata ja võib jääda teinekord mulje, et see, mis on õigus, ei pruugi olla kõikide arvates õiglane. No, siin on ju see tuntud jokk-väljend, eks juriidiliselt on kõik korrektne. Ja tekkis veel selline mõte, mida avaldas hiljuti õigusteaduste päevadel õigusajaloolane Marju Luts, professor Marju Luts, kes ütles, et poliitilist kultuuri ei saa kirjutada põhiseadusesse. Et ka see, et ütleme, kui me saame selle minimaalse eetika kätte sellest seadusest, aga et mis on siis veel, et üks seadus iseenesest paljalt paberil või ütleme elektroonilises riigiteatajas ei maksa ju meile mitte midagi, kui inimesed seda seadust ei järgi ja kui nad selle seadusega ei arvesta ja kui nad seda seadust omaks ei võta ja kui seda seadust ei rakendata ja kui selle seaduse mittejärgimisele ei järgne sanktsiooni. Et selles mõttes muidugi siin on distsipliinidel oma erinevused, aga ma arvan, et see koostöö või see interdistsiplinaarsus ongi just see, et me võiksime nagu sinnapoole jõuda, et see õigus võiks olla ka õiglane ja mitte ainult olla, vaid selline ka näida ja välja paista. See, kuidas siis temast aru saadakse. Et kui me räägime inimväärikustest, siis kui siin tuua ka näiteid, see inimväärikus, et mis see inimväärikus on, kuidas ma ütlesin, et seda on väga raske defineerida, seda on püütud sisustada, aga üldiselt enamasti lihtsalt räägitakse, et peab olema inimväärikus, peab olema vabadus, õiglus ja õigus sellises järjekorras, aga et mis selle all siis mõista? Et kas selle all on mõista seda, et sind koheldakse nii, et sind ei panda kinni ilma seadusliku aluseta, et sind ei peksta, ei piinata, et sinu väärikust ei alandata või võib sinna alla kuuluda ka niisuguseid asju, et kus me selle piiri tõmbame, kus see piir üle läheb, nagu oli kaebus, mis on Euroopa Inimõiguste Kohtusse ka saabunud, kus üks kinnipeetav, kes oli varem olnud narkokuriteo eest kinni peetud Prantsusmaal ja harjunud seal saama oma lõunasöögi salati ja pearoa erinevatel taldrikutel. Kui ta nüüd tuli Eestisse tagasi ja sattus siin uuesti kuritegeliku tegevusse ja sattus kinnipidamisasutusse, siis tema kaebus Euroopa Inimõiguste Kohtule oli, et tema inimväärikust alandab see, et Eesti vanglatest pannakse salat koos põhiroaga ühele taldrikule. Et me ei saa ka selle inimväärikusega lõpmatult kaugele minna. Ja, aga ma tegelikult nüüd tahaks nagu omakorda võib-olla veel korra kerida tagasi lihtsalt selles mõttes, et meil on käinud mitu korda läbi mõiste positiivism ja on räägitud ka loomuõigusest. Et nagu ma tahaks nendeni jõuda nagu nüüd kohe selles järgmises plokis, aga ma arvangi, et võib-olla oleks hea, kui me
natukene räägiks lahti, et mida me mõtleme siis, kui me räägime positiivismist ja mida me mõtleme siis, kui me räägime loomuõigusest ja mida see nagu ütleme, esmalt siis ongi see, et mida ta nagu siis selle õigusteaduse mõttes, mis nagu see tähendus või mõju on ja võib-olla ka, et mis seal siis see filosoofiline erinevus on. Et lihtsalt siis me nagu oleme ühel leheküljel või ühel arusaamal sellest, et millest me üldse räägime. Et ma ei tea, ma tahaks anda selle seletamise meie kutsutud külalistele, aga et kas te tahaksite proovida kirjeldada meie publikule, et mis see positiivism on, ütleme nüüd selles seadusloome või õigusteaduse kontekstis? Las siis Julia räägib õigusteaduse poole pealt ära ja siis ma kommenteerin äkki. Ega mul ei olegi siin midagi väga palju rääkida, et üks on see, kui sa tõesti võtad sellest tegelikult Mats ju rääkis, et kui sa võtad aluseks selle seaduse või selle kirjutatud õiguse sõna ja lähtudki sellest ja omal ajal ju Montesquieu ütles, et kohtunik on seaduse suu, et ühesõnaga bouche de la loi, et tema räägib ainult seda, mis seadus talle ette kirjutab, et ta ei kasuta seal tõlgendamise juures mingisugust väärtusjurisprudentsi või teleoloogilist tõlgendamist. Aga ütleme ka nendes kriisiolukordades, tulles tagasi selleni, et meil on olnud väga kiiresti vaja teha otsuseid ja kõik küsimused ei olegi üldse olnud seadustes reguleeritud. Et siis edasi järgmine variant sealt edasi minna, siis selle loomuõiguse poole on siis see, et sellel õigusel on ka midagi muud, et ta ei ole mitte ainult see normatiivne käsk, mis meile on antud seaduses, vaid et sinna juurde kuulub siis ka see muu maailm, millest siis me siin juba ennem rääkisime, ka see eetiline ja väärtusmaailm ja kuidas seda siis nagu üldse kokku viia omavahel. Ja järjest rohkem on ju ka, kui ma oma eriala vaatan, kohtunikud hakanud õigust tõlgendama ja mitte ainult seaduse sõnast lähtuvalt ja mitte ainult sellest lähtuvalt, mis oli siis võib-olla seaduse looja mõte tollal, kui ta seda lõi, ehk siis seletuskirjast lähtuvalt, vaid ka vaadelnud, ütleme näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtus, sedasama Euroopa Inimõiguste konventsiooni kui elavat dokumenti. Sest ega Euroopa Inimõiguste konventsioonist näiteks ka ei tule välja sellist otsest õigust, ütleme, puhtale keskkonnale. Aga Euroopa Inimõiguste konventsioon räägib õigusest eraelu kaitsele. Ja nii ongi Euroopa Inimõiguste kohus tõlgendanud seda eraelu kaitset ka sellele, et selleks, et meie eraelu oleks täisväärtuslik, et sinna hulka kuulub ka see puhas keskkond. Ja see on kõik toimunud järk-järguliselt. Siin oli see samasooliste teema samamoodi ka, et inimõiguste kohus on tõlgendanud siis artiklit 8, mis räägib siis eraeluõiguse kaitsest sellisest, et see laieneb ka nendele isikutele, kes elavad samasooliselt kooseluga. Ja niimoodi sellisest lähtunud sellest konventsioonist nagu elavast dokumendist. Muidugi alati siis järgmisena tekib see küsimus, et kus on siis see piir, et kui kaugele saab sellise tõlgendamisega minna ja et kohtunikud ise ei astuks seadusandja asemele, et see võimude lahusus on ju väga oluline, et meil on seadusandja võim, täitev võim ja kohtuvõim, õigusmõistev võim. Ja siin see kohtu roll õigusmõistjana on nagu kanaliseeritud nendes riikides eriti sinna, kus on põhiseaduskohtud või siis riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, kus kohtul on võimalik teatud juhtudel meelde tuletada ka seadusandjale, ka riigikogule, et see seadus, mis riigikogu on vastu võtnud, on põhiseadusega vastuolus. Ja siis anda riigikogule võimalus võtta vastu siis uus seadus, mis vastaks põhiseadusele. Ja muidugi seal kõrgemal või seal ütleme, seadustest kõrgemal ja põhiseaduse ja seaduse vahepeal või siis selliselt, et nad põhiseadusega vastuollu ei lähe, on siis rahvusvahelised normid, rahvusvaheline õigus ja seesama Euroopa Inimõiguste konventsioon ja Euroopa Liidu õigus, et millega siis Eesti, kuna ta on nende organisatsioonidega ühinenud, on ka arvestanud ja peab arvestama. Et siin tekib selline lausa, ma ütleksin, Bermuda kolmnurka nende rahvusvaheliste normide vahel inimõiguste kaitse, mis on siis Eesti põhiseadus,
Euroopa Inimõiguste konventsioon ja Euroopa Liidu õigus. Ja siit aru saada sellest ennast läbi närida ei pruugi olla väga kerge, aga kergem on ta siis, kui nad kõik kaitsevad ühte väärtust, ehk siis kui nad annavad sellise õiguse, millele siis inimene saab toetuda. Ja kahtlemata on meil kõigil ja meie noortel väga oluline teada seda, missugused õigused meil üldse on. Et me saaksime neid õigusi kasutada, neid õigusi kaitsta ja et meil on ka teatud kohustused teiste eest. Ja see õiguste ja kohustuste roll või see tasakaal, see ju tegelikult väga hästi kristalliseerus ka siin selles praeguses eriolukorras ja see, et kuidas me teistega arvestame. Et me ütleme, kui ka kehtestatakse mingid piirangud, et siis me ei vaata seda mitte sellena, et me jälgime neid piiranguid, sest me kardame sanktsiooni, vaid me jälgime neid piiranguid sellepärast, et me ei taha oma ja teiste inimeste tervist ohtu seada. Kadri, kas sa tahad midagi, sest ma tahaks ise nagu võib-olla siin korra sekkuda, et nagu see, kuidas mina ise olen nagu seda positiivismi ja loomuõiguse omavahelist nagu suhet enda jaoks nagu mõtestanud, et küsimus on nagu mingis mõttes selles, et kellel on autoriteet otsustada. Et kui me ütleme, eks, et me oleme positiivistid, me ütleme, eks, et nagu nii-öelda see õige seadus või õiglane seadus on see, mis on nagu kirja pandud ja mida me oleme nagu ise kokku leppinud ja ise otsustanud, siis nagu näib, eks, et me anname või siis vastupidi vaadates me võtame siis inimesed ise endale selle nii-öelda siis selle autoriteedi, aga ka mingis mõttes selle vastutuseks. Meie oleme need, kes panevad paika, mis on hea ja õiglane ja millised seadused peaksid olema ja need seadused, mis me kehtestame ja kui me järgime seda õiget protseduuri, siis need ongi need, mis on, eks, et nad on positiivselt on olemas, me oleme positiivistid. Aga kes need meie on? Eestis kuulub kõrgem riigivõim rahva kätte. Ja, seda tõesti, see meie on võib-olla ja rahvas valib Riigikogu. Jah, see meie jääb selles mõttes vajab nagu eraldi täpsustamist igas konkreetses olukorras. Aga samas, kui me räägime loomuõigusest, eks, et siis seal on justkui nagu mingis mõttes see, et me ütleme, et ei, vaadake, et need õiged reeglid ja need õiglased asjad, et need on kuskil loomulikult olemas, eks. Ja siis on nagu see, et siis on omakorda muidugi see, et mis on see lugu, mis me sinna juurde räägime, on ju, et võib-olla mõni kristlane ütleb, et näed, et Jumal lõi maailma selliselt ja ta pani need reeglid sinna maailma sisse, on ju. Võib-olla keegi teine postuleerib sinna mõne teise jumaluse, on ju. Võib-olla keegi ütleb, et ei, aga see on nagu, seal mingit loojat ei ole, aga et selle maailma ülesehitused, maailma korras või kuidagi nagu seal iseenesest on need reeglid nagu juba olemas, ette antud. Ja meie siis ainult, mida me saame teha, on nagu neid katsuda siis nagu kas siis avastada või katsuda siis neid kuidagi nagu leida või tuvastada, on ju. Et siis nagu see on see moment, kus me mingis mõttes anname ära seda autoriteeti ise paika panna, mis on hea ja õiglane, aga samas mingis mõttes ka nagu vähendame seda vastutust, mis meil on, et nagu, et kui me oleme veendunud, et me oleme loomuõigust õigesti tõlgendanud, siis me saame öelda, et aga näete, isegi, et meile võib-olla tundub, et on ebaõiglane või isegi, et kui meil tundub, et midagi ei ole päris täpne, siis et loomuõigus ütleb, et see on nagu see õigus tuleneb sellest, kuidas asjad tegelikult on või et nagu, et ma ei tea, et minu jaoks on nagu see on selle otsustusjõu või selle määramisjõu nagu erinevus või see küsimus seal. Nii, ja ma ei tea, kas sa, Kadri, tahad midagi öelda, sest et... No ma korraks võin öelda selles mõttes, et ma loodan, et kuulajatel sai nüüd enam selge, mis need asjad on, et positiivne õigus on siis jah see traditsioon, et me loomegi õiguse selle, mis on õige konkreetsete seaduste abil ja loomuõigus on see, et me põhjendame seda kuidagi sellega, et me oleme siin, et need on kusagil olemas, et kas Jumal on meile need andnud või loodus on meile need andnud või me võtame mingisuguse sellise mõiste nagu inimväärikus, kus me leiame, et põhistame need näiteks inimese ratsionaalsuses või milleski sellises asjas. Ja mõlemal on omad head ja vead, et ongi nii, et eks ole, et positiivse õiguse probleem on see, et siis igasugune asi, mis kirja saab, siis just nagu olekski õige, eks ole. Ja sellega on ju ajaloo jooksul probleeme olnud, eks.
ja loomuõiguste probleem omakorda on see, et jah, et kui me tahame ikkagi veel leida ja veel urgitseda ja veel põhjendusi leida, siis mingi hetk tuleb ikkagi see sein vastu, kus meil on lihtsalt veendumus, usk, midagi sellist, et nii on parem, et see on õigem, eks. No Mats, ma annan sulle tagasi. Ja, väga hea, sest et tegelikult jällegi ma tahaks võtta nii-öelda otsast kinni sellest, mida Julia ütles, eks, et sa mainisid täpselt seda, et on oluline, et inimesed teaksid, mis on need õigused, mis neil nagu siis on ja et nad oskaks siis vastavalt sellele nagu ka siis käituda, oma elu planeerida ja nii edasi, et mingis mõttes ma tahtsingi nagu ära katta nagu 2 küsimust, enne kui me saame rääkida nende põhiõiguste võimalikust piiramisest, et siis esiteks ma tahtsin rääkida nagu sellest, et nagu mis need põhiõigused üldse oma olemuselt on ühelt poolt ja teiselt poolt ka nagu siis seda, mis siis seondub sellega, millest me natuke just äsja rääkisime, eks, et kust need nagu tulevad või millel need nagu põhinevad, eks. Et siin on võib-olla see oluline asi on ju vaata selles, eks, et sõltuvalt sellest kontekstist, kus me oleme, meil on nagu erinevad õigused selles mõttes, et meil on erinevad ootused sellele, kuidas teised peaksid nagu meiega käituma. Et ma ei tea, et kui me võtame võib-olla inimestele tuttava konteksti, et kui sa oled klassiruumis, on ju, kui oled õppejõud on tudengitega, on ju, et siis on nagu see, et kõigil seal olevatel inimestel on nagu ootus, et neid koheldakse viisakalt. Et me võime öelda, et on teatud õigus viisakale kohtlemisele, eks. Ja see tundub meile nagu loomulik ja kui keegi peaks olema kellegiga nagu ebaviisakas, siis me nagu küsime, et mis siin toimub, midagi vist on nagu normaalsusest valesti. Aga see ei ole ju see sama, mis me ütleme, et mul on õigus uskuda seda religiooni, mida ma usun ja keegi ei saa mulle seda keelata, et see on nagu teistsugune või üldse valida seda, et ma ei usu ühtegi religiooni, et see on nagu selgelt nagu teistsugune ootus ja kui keegi seda, ütleme, nagu rikkuma või piirama tuleb, et siis, ütleme, meie reaktsioon peaks olema natukene veidi teistsugune, et siin ongi küsimus selles, et mis need põhiõigused siis ikkagi nagu on, mille piiramisest me loodetavasti ühel hetkel hakkame ka rääkima. Aga võib-olla siis kasutame seda võimalust, et las meie auditoorium saadab mõningaid mõtteid põhiõigustest, et mis põhiõigused neile pähe tulevad ja mis on võib-olla ka siin koroona kontekstis olnud sellised õigused, mille piiramine on ette tulnud, et võib-olla oleks huvitav vaadata. Ja võib-olla tõesti jah, et siis on natukene elavam see meel. Jah, et pangem nii õigusvabadus. Ma juba näen õigusvabadusele, jah, loomulikult. Ehk siis ka just seesama, esin ongi erinevad vabadused, liikumisvabadus ja isiku puutumatus. Ja just liikumisvabadus, väga hea. Mis veel meelde tuleb? Mõttevabadus ja sõnavabadus ja väljendusvabadus. Siis õigus haridusele ja väga hea. Privaatsuse sõnumisaladus, just kogunemisvabadus, suurepärane. Need on kõik põhiõigused ja need on kõik põhiõigused, mis on ka selle koroona puhul suuremal või vähemal määral saanud mõjutatud. Et minu jaoks see koroona ongi muutunud selliseks mõnes mõttes nagu vähkkasvajaks, et omal ajal, kui ma alustasin Euroopa Liidu õiguse õpetamist Eestis ja pidin seletama, et mis asi see on 90ndatel aastatel nii riigiametnikele kui tudengitele, et siis ma sireldasingi seda, et see on nagu selline kasvaja, mis kogu aeg laieneb ja imbub sisse ka sinna riigisisesesse õigusesse järjest rohkem. Ja nüüd ma vaatan, et see koroona valdkond on ka selline, et kui kevadel võiski rääkida ainult väga konkreetsetest asjadest, siis nüüd on juba vahepeal ilmunud igasuguseid publikatsioone, mis seostuvad siis kõikvõimalikke eluvaldkondi, mille peale üldse tulla, seostavad seda siis COVID-19. Aga siin on väga häid mõtteid veel õigus tervisekaitsele ja
hooldekodude ja piirangud lähedaste nägemiseks just ja see on tekitanud ka probleemi kuni kohtuvaidlusteni välja osades riikides tõepoolest. Ja ka see põlvkondade vaheline võib-olla selline teravnemine. Näiteks Saksamaa konstitutsioonikohtusse pöördusid samal ajal ja sealt me leiame inimõigused et siin keegi on andnud ülevaate jaoks lingi, et kui te vaatate siis seda chati, et siis kus me leiame inimõiguste kohta veel ülevaadet, et Saksamaal konstitutsioonikohtusse pöördusid samal ajal koroonameetmete vastu üks noorem mees ja üks vanem kaebaja ja üks siis vanem kaebaja leidis, et need piirangud võiksid ikkagi olla säilitatud tema ja vanema generatsiooni tervishoiu huvides ja noorem kaebaja seevastu leidis, et miks tema peab kannatama, miks on kõikidele piirangud ühiselt kehtestatud, kui eelkõige on riskigrupis ikka vanemad inimesed ja siis Saksamaa föderaalne konstitutsioonikohus või kõrgem põhiseaduskohus püüdis siis leida seal sellise kesktee ja ütles siis, et tegelikult ei andnud nagu kummalegi õigust ja see oli siis 65-aastane kaebaja ja siis noorem kaebaja ja ta leidis siis, et ei ole vajadust tol hetkel neid meetmeid karmistamaks muuta ega samal ajal ka neid meetmeid jälle kergemaks muuta, nii et selline huvitav kaasus või huvitav lähenemine. Aga ma tahaks pöörduda korra Kadri poole, et ma tahaks küsida niimoodi, et kui sa nüüd püüad vastata niimoodi filosoofi pilguga, et kas saab öelda, et kas või näiteks see loetelu, mis meile kuulajaskonnalt siit tuli nendest põhiõigustest, et kas me saame öelda kuidagi, et me saame sinna luua mingisuguse hierarhia, mingisuguse järjestuse, et nagu kas seal on niimoodi, et kas nad on kõik ühtmoodi võrdsed, kas nad on kõik ühtmoodi olulised, et nagu, mida sa selle kohta ütleksid? Nii, ma arvan, et nad kõik muidugi ei ole võrdsed ja ma arvan, et üks asi, mida seda me vaatame kas või sellest, et tegelikult on ju et meil on ÜRO inimõiguste deklaratsioon, eks ole, aga tegelikult on meil veel ju ka need niinimetatud teise ja kolmanda laine õigusi, mida on formuleeritud rahvusvaheliselt, eks ole, aga mis ei ole sugugi niivõrd nagu praktiliselt käibesse läinud, kui need esimese laine omad. Ja seal riikide vahelisi erinevusi ka selles, näiteks ütleme kas või õigus tervishoiule, eks, või õigus ligipääsule tervishoiule. See, kuidas seda maailma riigid praktikasse on rakendanud, on ju väga erinev, eks, et kas see on mingisugune tagatud põhiõigus või mitte. Nii et nad kindlasti võrdsed ei ole, sõltuvad konkreetsest riigist, võimalustest, aga ja samas on neil ka hästi klassikaline on ju see, mida vist kohtud ka sageli lahendama peavad, ongi see, et nad lähevad omavahel kuidagi vastuolle, et eks ole, et selleks, et tagada ühtedele inimestele näiteks õigus tervishoiule ligipääsule tuleb, eks ole, näiteks teiste inimeste liikumist piirata või midagi sellist. Ja kohtud ongi siis need kohad, kus tegelikult nüüd kaalutakse seda, et mis on nüüd siin olulisem, mis on see põhilisem õigus, eks ole. Et ma ei tea, õigus iseenesest mulle meeldib võib-olla selline, et mida rohkem põhivajadustesse puutub, on see õigus või milliseid põhihuvisid see õigus kaitseb, seda olulisem see on. Ja selles mõttes me võime mõtta, et meil on ju selline universaalne alus, me oleme kõik bioloogiliselt inimesed, meil kõigil on vajadus turvalisuse järele, läheduse järele, soojuse järele, toidu järele ja näiteks, eks. Keegi ilma nendeta ei elaks, eks. Aga osad asjad siit on nagu juba traditsiooniliselt väga kaitstud, näiteks õigus turvalisusele, selles mõttes, et kogu see riigi aparatuuri ülesehitus sajandite vältel on ju see, et me tahame tagada selle, et riigil ikkagi oleks see vägivalla monopol, et mitte igaüks ei võiks tulla mind lööma ja taga ajama. Aga samas õigus toidule, mis on nii igapäevane ja niisugune põhivajadus, eks ole, et seda on väga harva vist kusagil kirja pandud, et kui sa ütleme võib-olla ma ei teagi täpselt, aga laste toidu tagamine võib veel olla kuidagi riiklikult reguleeritud või tagatud, aga kui sa ikka oled juba täiskasvanud inimene, siis põhimõtteliselt õigus söögile sul vist ei ole, ma ei tea. Aga see on väga huvitav, väga hea näide sellest, ütleme, niisugusest
sellest küsimusest, mida ma mõtlesin ka, et me võiksime katsuda nagu läbi mõelda, et on ju see, et meil on mingisugune nimekiri, me ütleme, et näed, siin on meie need põhiõigused, eks. Ja ilmselt ei tule kellelegi see ju üllatusena, kui me ütleme, eks, et see on ajas muutuv nimekiri, eks. Et kui me läheksime et kõige targemate inimeste juurde 100 aastat tagasi või 150 aastat tagasi või ka 200 aastat tagasi või veelgi kaugemal, et siis võib-olla see konkreetne fraas, mida nad kasutavad, ei ole põhiõigused, aga siiski, kui me nendega arutame, eks, et näed, et missugused õigused on inimestel olemas, eks, või millistele asjadele on inimestel õigus, siis me tõenäoliselt saaksime mingisuguse teistsuguse nimekirja kui täna ja 300 aasta pärast see nimekiri on jälle teistsugune. Et vähemalt mulle näib, eks, et see on niisugune ajas muutuv see nähtuseks. Aga samas on meil ikkagi olemas universaalsed inimõigused, mis on olnud ja jäävad püsima ja võib-olla siit loetelust jäi välja, kuna see vist on niivõrd elementaarne, et selle peale ei tuldudki, aga see on tegelikult ju ka koroona tingimustes jällegi koos selle tervisekaitsega väga relevantne, on siis õigus elule, mis on kõige alus. Ja sealt edasi küsimus sellest, et kas on siis õigusel elule vastandub ka õigus surra vabatahtlikult, ehk siis seesama eutanaasia küsimus. Et ütleme, et õigus elule ja seesama inimväärikus ja õigus siis mitte saada piinatud ega ebainimliku kohtlemise aluseks, et need on siis sellised nagu absoluutsed õigused, mille puhul ei saa mängu tulla see, et riikidel näiteks, kui me rahvusvahelisest tasandist räägime või riigil üksikuna, on mingisugune puhverruum või mänguruum, kus ta saab öelda, et ma natukene ikka, ütleme, võin seda õigust elule piirata ka. Ja Euroopa riikides on ju ka see surmanuhtlus karistusena keelatud. Et sealt edasi on siis need õigused, mis on võib-olla natuke vähem absoluutsemad, mida on võimalik piirata, aga mille piirangud peavad siis olema, esiteks peab neil olema alati seaduslik alus ja siis peab olema neil legitiimne eesmärk ja selle eesmärgi saavutamiseks valitud vahendid peavad olema proportsionaalsed, ehk siis see õpiku näide on see, et ei lähe tulistama varblast kahurist, mitte, et üldse peaks, minu meelest ei pea üldse varblast tulistama, aga võib-olla on siis mõeldud, et poisikesed võivad mängida ära kulgaga, aga see ka ei ole ilus, aga igal juhul mitte tulistada varblasi kahurist. See on niisugune klassikaline õpiku näide, mis peab olema siis tagatud, et oleks ikkagi see eesmärgi saavutamise vahend proportsionaalne, et vahend ei muutuks ise eesmärgiks. Ja siis edasi tekib see kaalumine. Kaalumise puhul, ütleme siin veel näiteid, väga klassikaline näide on muidugi see inimese eraelu vabadus ja ütleme ka siis nüüd ka praegu koroonapiirangute all see, et kas teised inimesed peavad olema teadlikud, kes, kus ja kui palju haigestub ja ühesõnaga, või siis näiteks ütleme sõnavabaduse puhul ka see, et kuidas on võimalik siis eraelu piirata sõnavabaduse huvides või näiteks õigus kommentaariumitele internetis või õigus anonüümsetele kommentaaridele. Ja siis peab muidugi seda tasakaalu leidma. Ja siis on veel terve hulk selliseid õigusi, mis tõepoolest on sotsiaalsed ja majanduslikud õigused, mis ei ole võib-olla ka alati kõikides nendes ka rahvusvahelistes aktides kirjas, on küll sotsiaalmajanduslike õiguste pakt, aga ütleme inimõiguste konventsioonis neid otseselt kirjas ei ole, aga mis on siis ka edaspidi tuletatud. Ja siis on muidugi need õigused, nagu ma ennemgi rääkisin, mis siis nagu edasi arenevad, seesama õigus puhtale keskkonnale, õigus informatsioonile, võib-olla ka õigus tõele, mis on ju ka jällegi üks huvitav õigus. Hiljuti siin ma käsitlesin seda või mõtlesin selle peale seoses Estonia hukku uurimisega, aga ka ütleme koroonasündmuste käigus samamoodi, et meil on ühelt poolt ju ka õigus teada saada, et mis olukord siis tegelikult on, et kui palju on haigestunud, kuidas riik, milliseid meetmeid võtab selle ärahoidmiseks vastu leviku edasi
edasileviku ärahoidmiseks vastu ja ütleme ka seda, et kõiki neid libauudiseid, neid vandenõuteooriaid, neid kõike vältida, et mis edasi üldse saab, kas on olemas vaktsiin ja siis sealt edasi juba, et kas see vaktsiin vastab kõikidele nõuetele, et siin on nii palju neid niisuguseid asju, mida võib-olla tõesti mõned aastad tagasi või mõned aastakümned tagasi sellise õigusena üldse ei käsitletud. Võib-olla tõesti see keskkonna näide oleks võib-olla kõige parem illustreerimaks seda mõtet, mida ma püüdsin nagu välja arendada, et kui me täna räägime sellest, et näiteks on õigus puhtale elukeskkonnale, siis ühelt poolt on nagu see, et see on kindlasti asi, millele 200 aastat tagasi ei mõeldud. Osaliselt võib-olla sellepärast, et see ei olnud seda alati probleem, nagu see on täna, võib-olla osaliselt sellepärast, et nagu see ei tulnud nagu inimestele üldse kuidagi nagu pähe, on ju. Ja teistpidi jälle võib mõelda siis nagu niipidi, et kui me mõtleme korra veidi pessimistlikult seda, kuidas meil siin see nagu eluolu edasi kulgeb, on ju, et siis võib juhtuda olukord, kus mingi hetkel tulevikus see õigus puhtale elukeskkonnale muutub selles mõttes sisutühjaks, et seda ei ole võimalik isegi parimates tingimustes nagu suurimate ressursihulkadega ja parimate kavatsustega, seda ei pruugi olla võimalik nagu tagada. Ja selles mõttes, et see ongi see, millele ma nagu tahtsin nagu tähelepanu juhtida, nagu mis mulle tundub, et see, mida me peame nagu õigusteks või põhiõigusteks, see, mida me peame asjadeks, millele me arvame, et me väärime neid saada või et meil on õigus neid nõuda, et see on paratamatult ajas muutub ja see on kindlasti selline asi, mis on sõltuvuses sellest keskkonnast või sellest olukorrast, kus me eksisteerime. Ja siis lihtsalt nagu nüüd ma tahaks nagu provokatiivselt nagu üles visata selle nagu küsimuse või probleemi või sükse väljakutseks, aga näete, et see maailm, kus me täna oleme, meiegi siin kohtume ju interneti teel selleks, et nagu sellepärast, et mitte tulla kokku ja selleks, et nagu siis takistada selle viiruse levikut, on ju. Ja siis nagu me ütlemegi, et aga näete, see olukord, kus me oleme, ilma et keegi tahaks midagi piirata, ongi juba selline, et teatud põhiõiguste nagu tagamine kas ei ole võimalik või ei ole enam selle sama sisuga, et selles mõttes nii-öelda nagu siin teatud mõttes nagu mulle ei meeldi see väljend, aga elu tegi omad korrektuurid, eks. Et me ütleme, et nagu meie käed on seotud, eks. Sest et kui keskkonna reostamine jätkub samal tempos nagu praegu ja mingisugust olulist muutust ei tule, siis ühel hetkel keegi võib ju tänavanurgal öelda, et mul on õigus puhtale elukeskkonnale, aga teda vaadatakse kui hullumeelset, sellepärast et ei ole mingit keskkonda, mida talle anda või pakkuda, sest et see on juba ammu läinud, on ju. Et siis ongi nagu minu väljakutse on nagu öelda seda, eks, et kuivõrd meid ümbritseb selline pehmelt öeldes katkutingimused, et siis võib-olla tõesti mitmed nendest vabadustest, mis siin loetleti, ütleme, et aga need ei ole enam nagu, need ei ole nagu, maailm ei võimalda neid asju enam põhiõigusteks pidada. Et see oleks nagu minu väljakutse teile, et veenge mind ümber. No tegelikult see tundub provokatiivne, mis sa ütled, aga on olemas selline valdkond nagu rahvatervishoid ja rahvatervishoiu eetika, millega ma ka olen veidikene tegelenud, kus tegelikult see tasakaal, eks ole, ühelt poolt selle vahel, et meil tuleb tagada populatsioonidele tervis ja teiselt poolt piirangud, et millised piirangud on põhjendatud, et see küsimus, kuhu see piir tõmmata, on olnud seal, on olnud selle valdkonna nagu põhiküsimus väga kaua aega juba. Et kui me võtame nüüd veidikene sammu tagasi, mina vaataks seda siis nii-öelda selle keskkonna tagamise seisukohalt, vaid ma vaatakski seda pandeemiat ja seda haigust, eks ole, ennast. Et mis asi see tervis üldse on, eks? Et tervis on nagu Maailma Tervishoiuorganisatsioonil on see hästi üldine ja idealistlik definitsioon, et see on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund ja mitte lihtsalt haiguse puudumine. Okei, see on väga selline idealistlik. Ja miks see oluline on, ütleme ka rahvatervishoiu ja ka riigi elukorralduse seisukohalt on see, et mulle meeldib sellise Ameerika filosoofi Newman Danielsi arusaam, et tervis on selline baas, mille pealt on võimalik üles ehitada väga palju erinevaid
häid elusid või valikuvabadusi, eks. Et sellepärast on oluline see, et meil oleks see ligipääs tervishoiule, sest tervist ei saa küll keegi garanteerida, aga ligipääsu tervishoiule saab. Ja rahva tervishoid on siis kõik see, mis me kollektiivselt teeme selleks, et kindlustada inimeste parem tervis. Nii et kõik need karantiinid ja kõik see kontaktide otsimine, need on kõik hästi klassikalised rahva tervishoiu meetmed, mida on alati kasutatud, aga mis siis praeguseks on nagu väga palju võimendunud. Klassikalised asjad on ka vaktsineerimine, igasugused hügieeni ettekirjutused, alkoholi ja tubakapiirangud, näiteks sellised asjad. Ja probleem on nüüd selles, et tegelikult kas inimesed on terved või mitte, me armastame mõelda selle peale, et kas sa suitsetad või suitseta või kas sa jood palju veini või viina või ei joo palju veini või viina, et see on nagu see, mis mõjutab sinu tervist, eks ole. Tegelikult muidugi ta mõjutab ka, aga väga väikses osas, ütleme, et need sotsiaalmajanduslikud ja füüsilise keskkonna mõjutused on nagu üle poole sellest, mis sinu tervist mõjutavad. Siis on veel seal geneetilised faktorid, on ju. Ja tervishoid kui selline annab ainult väga väikese protsendi nagu populatsiooni tervisest. Et nüüd on see dilemma ongi selles, et tegelikult meil oleks võimalik riiklike vahenditega nagu sundida inimesi palju tervemaks, eks. Me saaksime hakata kohustuslikult kõiki vaktsineerima, iga hommiku töö juurde või lasteaeda mindes antakse sulle mingisugune vitamiinisüst, on ju. Kõikil on kohustuslik käia spordiklubis, eks ole, läbida mingisugust 10 kilomeetrit jooksu iga päev ja nii edasi, keelata ära kogu alkohol, tubakas, kõik muu, on ju. Ja me oleksime väga palju tervemad. Muidugi eksperimenti, kui sellist pole tehtud, võib-olla need vaimse tervise hädad jällegi võimenduksid, eks ole. Aga see on kõik selle hinnaga, eks ole, et me võtame ära inimestelt väga palju vabadusi, eks. Ja siis ongi see küsimus, et kus see balanss nüüd on. Et mõnes mõttes see pandeemia on nagu üks selline hea eksperiment, eks, et me vaatame, et tõepoolest, et need karantiini tingimused, see maski kohustus, koolide, lasteaedade, töökohtade sulgemine, et see tagab selle, et meil nii palju inimesi ei jää haigeks ja nii palju inimesi ei sure. Aga kas me tahaksime, kas me aktsepteerime seda, et need piirangud sellised on, kas neid võiks isegi juurde kerida, võib-olla tehagi veel mingisuguseid asju juurde, et inimesed veelgi tervemad oleksid või on see tunnetame, et see on ikkagi nagu piirab väga palju meie vabadust ja meile need asjad ei sobi, kuigi on selge, et need meie tervist mõnes mõttes nagu kaitsevad. Ja selles mõttes on see selles mõttes huvitav situatsioon praegu, et nii ekstreemselt, ütleme veel aasta tagasi, ma mäletan seda, kui seal Hiinas sellest viirusest rääkima hakati, siis oli see läänemaailma suhtlumine ikka, et oi, et vaadake, mis seal Hiinas tehakse, et pannakse kõik asjad kinni ja meil ikka küll sellist asja ei ole, eks ole. Aga näed, läks teisiti, et iseenesest on see nagu hästi, ma arvan, nii õiguslikult kui filosoofiliselt hästi põnev olukord ka, ja erinevad riigid on ka veidi erinevalt käitunud siin, et eks ole, kuhu nad selle tasakaalupunkti on tõmmanud selle vabaduste ja siis tervisekaitse vaheleks. Võib-olla siin on see ka, et mina küsiksin niimoodi, et kas inimõigused on ka koroona riskigrupp, et ma vastaksin selle Matsi provokatiivsele küsimusele selle küsimusega, et see on täiesti tegelikult õigustatud küsimus, mis siin sai püstitatud. Ja võib-olla mõnes mõttes on isegi ma ei ütleks, et hea, aga võib-olla on see mõnes mõttes väga oluline, et vähemalt nüüd sellest räägitakse, siis tegelikult on ju ka palju piiranguid kehtestatud enne seda eriolukorda või selliseid taotlusi või on ka riigid ju tulnud välja nende mõtetega, kuidas ikkagi ka, kuidas kas või näiteks jälgida oma inimesi, et kuidas see jälitustegevust, ütleme, ja muidugi oluline on, et see toimuks seaduslikul alusel, aga ka seal on võib-olla teinekord üle võlli mindud või on neid ohte, et sellest me ei ole nagu tavaolukorras niivõrd rääkinud, et see on võib-olla jäänud selliseks nagu varjatumaks või kahe silma vahele. Aga nüüd me paratamatult peame sellest rääkima ja väga hea, et sellest räägime, sest et see olukord ju ka loodetavasti ei kesta lõputult. Ja väga tähtis on, et need meetmed, millega me võib-olla oleme ennast juba mingil määral ära harjunud nagu kella kandmisega, et nüüd ongi niimoodi, et toimuvadki need, see on muidugi leebem variant, meie kohtumised siin virtuaalselt, et need ei muutuks meile selliseks harjumuseks, et me ikkagi jõuaksime tagasi nende põhimõtete juurde ja väärtuste, inimõiguste juurde ja vabaduste juurde, mis siin kenasti kirjeldati. Ehk siis teisisõnu, see eriolukorrale peab tulema
või eriolukorral praegu ametlikult eriolukorral on lõpp, aga ütleme ka nendele piirangutele, et üks asi on see, kuidas see viirus meid mõjutab, aga teine asi on see, kuidas need viirusega võitlemiseks vastu võetavad meetmeid meid mõjutavad. Ja võt ka see võitlus peab austama ikkagi neid elementaarseid inimõigusi, põhiõigusi ja vabadusi, et me ei saa, nii nagu ka terrorismi vastu võitluses, ei saa me ju ise muutuda terroristiks. Me peame ikkagi jääma iseendaks ja vaatama neid vahendid, mis oleksid eetilised ja õiguspärased. Et selles mõttes alati õiguslikult öeldaksegi seda, et see olukord saab olla ainult, see peab olema seaduslikul alusel, see peab olema ainult ajutine, see peab olema täpselt ja läbikaalutult analüüsitud, kuidas see on reguleeritud ja et see ei tohi kaasa tuua nagu ka teiselt poolt sellist hüsteeriat või niisugust teadmatust ja peataolekut ja kuritarvitamist. Alati kõik niisugused olukorrad võivad tekitada selle õhkkonna, et on neid, kes ei suhtu sellesse nii nagu peab, vaid kasutavad seda ära oma kasuks. Väga hea, aga nüüd ma võtaks võib-olla nagu jupi võib-olla mõlemast teie sõnavõtust ja tahaks nagu tõstatada selle järgmise teema või nagu niisuguse küsimuse, mis oleks nagu vajaks mingis mõttes lahenemist, et on nagu ju see, et hea küll, meil on põhiõigused, meil on niisugune pikk loetelu põhiõigustest, me võib-olla isegi ütleme, et mõned nendest põhiõigustes on nagu eriti tähtsad ja eriti absoluutsed ja võib-olla sellised, mille puhul me ütleme, et nagu igasugune piiramine on mõeldamatu ja me ütleme, et jah, et kui me siis piirame, et me läbime selle kolmesammulise nii-öelda selle protseduuri, on ju. Aga nüüd on nagu see, et see piiramine peab ju ka ikkagi mingisugust eesmärki teenima, eks. Et meil peab olema ju selles mõttes, et nagu küsimus võib-olla ongi nagu siis selles, et kas me saame anda mingisugust nagu selget loetelu või mingisugust kirjeldust sellest, et nagu mis võiks olla üldse need asjad, mis nagu, mida me nagu sinna teisele kaalukausile paneme. Et kui me ütleme, et jah, me peame kaaluma põhiõigusi versus see mingi teine asi, aga siis ongi ju nagu see, et mis need teised asjad üldse siis olla saavad, on ju. Et kui näiteks Kadri rääkis tervisest, on ju, et siis on ju seda, et jah, me ütleme, et näed, me kaalume tervist mingisugustele teiste põhiõigustega, näiteks, et milline on inimeste tegutsemisvabadus, on ju. Aga siis näib nagu, et tervis on ju ka üks põhiõigus, et meil on mingisugune, võime öelda, et meil on õigus mingisugusele tervisele või tervele elule või et meil on õigus sellele, et meie kallal ei tehtaks katseid ja nii edasi. Et siis näib, et me kaalume lihtsalt kahte põhiõigust nagu omavahel, eks. Et kui me räägime mingisugusest terrorismivastasest võitlusest, me ütleme, et näed, et meil on mingisugune õigus privaatsusele, aga meil on ka õigus turvalisusele ja siis mida me teeme on jällegi, et me ainult kaalume neid kahte põhiõigust omavahel ja siis me mõtleme sellele, et kummad me rohkem tahame saavutada, ühe saavutamine toimub teise arvelteks. Aga ma mõtlen, et kas on ka võimalik mingisugused sellised olukorrad, kus me ütleme, et näed, et ühel pool on need põhiõigused ja me kaalume neid põhiõigusi mingisuguse teise asja vastu. Ja kui see on võimalik, siis mis see teine asi nagu võiks olla, sest et nagu ega me ei piira ju lihtsalt ilma asjateks, et praegu meil selles haiguse tingimustes on ju, miks meil on piirangud? Meil on piirangud sellepärast, et me tahame inimeste tervist kaitsta. Kas meil on veel mingisuguseid, kas meil võiks olla veel mingisuguseid üldisi kirjeldusi, et miks me piirame? Ma ei tea, piirame sellepärast, et mis saavutada mingisugust majanduslikku mingit edu või? Kas see on mingisugune alus? Ühesõnaga, mida ma tahan küsida on siis nagu see, et mis võiks olla üldse mõni selline nagu see mingisugune eesmärk või siht või väärtus, mida me võiksime põhiõigustega vastu kaaluda olukorras, kus me peame mõtlema, et kas sätestada piiranguid või mitte. Et mis võiks olla üldse selline asi, mis nagu tuleb nii kõrgele või nii tähtsale kohale, et ta üldse, sest on ju selge see, et ma ei tea, minu mugavustunne, näiteks ma võib-olla ütlen, et teate, et ma tunnen ennast ebamugavalt, kui mind ümbritsevad paljud inimesed. Palun teeme sellise piirangu, et linnaliini bussides võib sõita ainult 20 inimest, sest muidu mul on kohutavalt ebamugav. Me ütleme, et minu isiklik ebamugavustunne ei maksa nii palju, et teiste inimeste elu nagu sedasi piirata. Järelikult
see ei sisene sellesse vestlusesse, see ei ole nagu tõsine kandidaat. Aga kui me ütleme, et näete, et meil on tõsine terrorismi oht ja meil on turvalisus on ohus, aga selleks, et seda turvalisust nagu siiski tagada, me ütleme, et näete, et linnaliini bussides võib sõita ainult 20 inimest, sest muidu me ei saa mingit turvameetmeid rakendada. Siis nagu me ütleksime, et näed, et siin see eesmärk nagu ületab selle lävendi, et nagu siseneda sellesse kaalumisprotsessi. Ja ongi see, et mida ma tahaks et kas te oskaksite anda mingi üldise kirjelduse, mis on see asi, millel üldse on potentsiaalne nagu jõud või võime mõnda põhiõigust üles kaaluda. Ja võib-olla siis me võime selle ära piirata just ka sellesse nagu, ma ei tea, kas siis üldse eriolukorda või siis ka koroonasituatsiooni nagu. Korra hästi ruttu ütlen, ma arvan, et mina väga suur spetsialistil ei ole, aga minu esimene reaktsioon sinu küsimusele oleks ikkagi see, et sellepärast põhiõigused ongi põhiõigused, et need ongi ainult see grupp, mida me omavahel kaaluda saame, eks. Et meile muud asjad sinna nagu ei sekku. Aga see ei tähenda, et meil ei või tulla mingisuguseid uusi olulisi õigusi, et minu arvates näiteks selline asi nagu privaatsus on, kui mõtleme nagu inimkonna õiguse ajaloole üldse, eks ole, et siis see on selline asi, mis on pigem suhteliselt hiljutine. Et kogu see eraelu kaitse ja järjest rohkem ka selle sotsiaalmeedia ja kõige selle jälgimistehnoloogiatega seoses, et see privaatsus, sellest 500 aastat tagasi nagu ei osatud suurt midagi pidada, eks. Aga nii, et muidugi ei saa välistada, et meil tuleb mingisuguseid uusi väärtusi ja asju juurde, aga selleks, et nad läheksid sellesse samasse kaalumisse nende põhiõigustega, peame me neid ennemalt siis juba nende põhiõiguste sekka arvama. On minu selline profaani nägemus sellest küsimusest. Ma ei tea, Julia, mida sina arvad? Ja, mina arvan ka, et ega siin sel kaalukausil saabki olla ainult ju elu ühelt poolt, inimese elu, eks ole, ja tervis. Ja võib-olla lisaks nendele tulles tagasi selle juurde, et mis on ikkagi see kirjutatud õigus ja mis on siis see loomuõigus ja mis siis sinna muud juurde tuleb või mis meie enda poolt ka sinna juurde tuleb, on ju ka see inimeste enda mõistlik käitumine teatud mõistlikkuse piires. Ja võib-olla ka need samad traditsioonid, et hea küll, sellist traditsiooni meil küll Eestis ei ole, et bussis sõidabki ainult 20 inimest, võib-olla mõnes maakonnas ongi jäänud lihtsalt nii vähe inimesi, et seal ongi ainult bussis 20 inimest, aga selles mõttes, kui me nüüd vaatame seda koroonat, lihtsalt niimoodi puhtkultuuriliselt erinevusest, et siis võib-olla Eestis on olnud natukene seda distantsi hoida kergem kui nendes riikides, kus see individuaalne sfäär ei ole olnud nii suur, et kus see musitamine ja kallistamine tänaval käib teretamise juurde täiesti loomulikuna osana elust ja seda piirata on nii raske, et isegi kui sa võtad seda ratsionaalselt või et on seadus või mingisugused piirangud või võtad ka sellega, et tõesti sa võid seada teise inimese tervise või elu ohtu, siis inimene võib seda eriti alguses kindlasti ma kujutan ette, et kuskil Itaalias, Hispaanias inimesed unustasid lihtsalt selle ära. Ja see harjumus oli ka emotsionaalselt väga raske, miks me nägime ka, et inimesed laulsid, korraldasid rõdudel kontserte ja et oma sellist moraali ka just üleval hoida selle asja puhul. Aga võib-olla me vaataksime lihtsalt, mitte väga kuivalt, aga me räägime selle tänase teema või meie vestlused pealkiri on, üks on siis, et isikuvabadus, et kuidas siis see, mida me siis üldse tegelikult isikuvabaduse all mõistame. Et põhiseaduse paragrahvis 20 on Eestis kirjas siis see, et igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. Ja need vabaduse võtmise korrad on siis ka selles samas põhiseaduse paragrahvis kirjas ja need on ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras on võimalik seda teha ja see loetelu on üles loetletud ja üks on siis nakkushaiguse puhul, et kui nakkushaige on endale või teistele ohtlik. Ja samamoodi inimõiguste konventsiooni artikkel 5 räägib ka inimese õigusest isikuvabadusele ja puutumatusele ja Euroopa Liidus on selleks põhiõiguste harta artikkel 6, mis räägib, et meil kõigil on õigus vabadusele, turvalisusele ja igaühel on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele. Ja nüüd, mis siis hakkas toimuma, oli see, et tuli kõigepealt vaadata, et mis on siis see seaduslik alus, mille alusel üldse ka näiteks eriolukord meil omal ajal märtsis kehtestati. Ja tookord siis, kuna
sellist põhiõiguste piiramist niisugust reguleerivat normi isegi ei olnud, siis need piirangud seatigi sisse hädaolukorra seaduse järgi. Hädaolukorra seadus, mis siis võimaldab viibimiskeelu kehtestada ja inimeste liikumisvabadust ka teatud juhul piirata. No nüüd mõnevõrra paranes see olukord, kui nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust muudeti ja sinna siis ka toodi täiendavaid õiguslikke aluseid juurde. Aga ikkagi need piirangud saavad toimuda ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras ja need saavad olla ikkagi ainult ajutised või kuni selle ajani siis, mis ajal meil see häda on. Aga nüüd edasi järgmine küsimus sellest on, et kui need piirangud on kehtestatud, et kuidas siis neid piiranguid saab vaidlustada ja kes saab siis jälgida seda, kas need piirangud on proportsionaalsed või mitte. Ja selle kohta on tegelikult, võib-olla Eestis on veel, ei ole sellist väga välja kujunenud kohtupraktikat alguses üldse, seda vaidlustati väga vähe, palju küsimusi sai küll ka õiguskantsler ja nüüd on hakanud esimesed niisugused asjad võib-olla kohtutesse jõudma ja võib-olla on sellest veel ka natuke vara rääkida. Aga üks niisugune õigus kindlasti ja kõikidest asjadest me võib-olla üldse ei pruugi teada. Et ma mõtlen, et äkki võiktegi kirjalikult siin niisuguseid asju esitada, et äkki keegi võib siia juurde kirjutada mingisuguseid näiteid nendest piirangutest, mis on teil isikuvabadusega seoses jäänud võib-olla kriiplima või et kuidas teie oleksite neid olukordi lahendanud, sest et seesama üks õigus, millest meil siin juttu ei olnud põhiõigusena, aga mis on kindlasti oluline, sest ta toetab neid põhilisi põhiõigusi, ongi see ka õigus õiglasele õiguse mõistmisele ja kohtupidamisele. Ja igas eluvaldkonnas on ju see koroona meid mõjutanud ja nii ka kohtumõistmise valdkonnas, et ka need kohtuistungid, mida esialgu võib-olla lükati edasi, aga hiljem hakati ka tooma niimoodi veebikanalite kaudu. Et nüüd huvitav olekski näha, et aktiivsemaks seda osalejate osavõttu muuta, et kas teil on mingeid näiteid või küsimusi sel teemal? Ja ma siis kordaks üle selle üleskutse nii selle, mis ma kirjutasin chati, kui ka osaliselt selle, mis Julia nagu tõstatuseks, et meie oleme siin juba päris pikalt vestelnud, oleme päris mitmeid teemasid ära katnud. Ma olen püüdnud nagu meie esinejaid nagu surkida ja torkida ja neile ebameeldivaid küsimusi esitada. Mul põhimõtteliselt on mõned ebameeldivad ja rasked küsimused veel, eks. Aga ega see, nagu ma ütlesin, ei ole ainult mõeldud siis siin minule ja kutsutud külalistele rääkimiseks. Et julgelt võib kas siis kirjutada või panna mikrofon sisse ja küsida või siis ka kommenteerida. Ja võib-olla kui mõni õpilane alguses on natukene uje, et siis meil on siin ka ju vanemaid inimesi, kogenumaid aruteludel osalejaid. Äkki nemad võivad teha otsa lahti. Leo, ma tean alati, et sinul on midagi öelda ja arvata. Tere, kas on kuulda ilusti kõigil? On kuulda. Mul vahepeal oli arvata küll, aga siin läks nagu arutlushoog teil üle. Äkki ma saaksin siukse nagu õigus, olles küll õigusfilosoofias niisugune võhik. Aga võib-olla ühe küsimusega ma tooksin selle arutelu võib-olla natukene lähemale või tagasi sellisele, ütleme, tasandile, kus gümnaasiumifilosoofia ringleb, eks ole. See tasand on niisugune, sissejuhatav tasand, aga vaatagi eetikast seal ju ka räägitakse, kes õpivad ja on niisugused eetika põhiteooriad ja kui me siin otsime õigusele eetilist alust, siis võiks ju jutus sinna poole ka liikuda. Vaat, kui Kadri vahepeal sõna võttis ennist, millest on juba aega möödas, siis räägiti põhiõigustest ja toodi ka selliseid nagu söök ja niisugused asjad, et ühesõnaga on teatud hulk asju meil, eks ole, mis on bioloogilised vajadused. On ju niimoodi nagu söök ja jook. Ja nüüd ongi ju üks selline vaatevinkli küsimus kogu meie keerukat olukorda analüüsides siin tänapäeval on, et kas me peaksime põhiõigusi
õigustama vajaduste kaudu, nagu see intuitiivselt on ju niisugustes lihtsamates asjades, et meil on tarvis süüa hapnikku ja kas või sedasama keskkonda, eks ole, mida Mats tõi, kui seda pole hapnikku ja puhast vett, siis me sureme ära. Kas me peaksime vajaduste kaudu õigustama? Vajadusteooria on üks huvitav asi, ma olen juhtumisi, muide on üks Eesti filosoof Mario Rosenthal, kes on sellest raamatu kirjutanud, julgen soovitada siin kuulajatele ka. Tal on ikka oma teooria, ta on ikka heas mõttes isemõtte, aga jurist otsapidi siin, Juliaga noogutab, tunneb teda kindlasti. Kas me peame vajaduste peale tagasi minema? Kui me lähme vajaduste peale tagasi, siis mulle tundub, et siis me jõuame ju utilitarismi koolifilosoofiliselt rääkides, et hakkame vajadustest lähtudes mingeid õigusi siin õigustama ja me ei pea jääma ju söögi juurde, sest et on ju teatud vajadused, nagu Maarja kirjutab, mis ajas muutuvad või juurde tulevad, eks ole. 100 aastat tagasi kellelgi ei olnud vajadust interneti järele, aga kui me praegu välja keerame selle, siis ma arvan, on palju hullem kui see, et reisida ei saa. Palju hullemad jäätmehud. Või on äkki see vajaduste põhine käsitlus liiga kitsas, äkki ma nüüd täpselt ei tea, ei julge võtta, kuidas näiteks kantiaanlus asja käsitleb, aga ma kujutan ju ette, et kui me õigustest räägime ja vajaduste kaudu räägime, siis on igal ühel ikkagi küüned oma poole, oma vajadused on õige lähemal, aga võib-olla kantiaanlikult, mida juba koolis õpitakse, saaksime seda asja vaadata läbi kohuse ja mitte läbi sellise kohuse, mida põhiseadus annab või keegi Brüsseli riigi isa, vaid läbi moraalse kohuse, mida Kant arvab, et saab universaliseerida ja Mats juba muigab, et seal olid tal ju taga sellised mõtted ju tulevasest rahuriigist ja tegelikult kantilikus maailmas ju keegi ei tahakski kuhugi reisida või paneks ise kohe maski ette, eks ole, kui saab aru, et ma võin kedagi kahjustada või et minu käitumine, eks ole, pole universaliseeritav. Et kas me saaksime, ma ei tea, ma ei ole nüüd õpilane, aga võib-olla me saaksime neid juhtlõngu arutledes ühtepidi jõuda nagu sellisele gümnaasiumi filosoofia tasandile tagasi ja teisipidi see on just väga sügav arutelu ju ka. Et kui on nüüd ainult vajaduste põhjal, siis on üks pilt, aga kui midagi kõrgemat otsime sealt inimväärikus, eks ole, kõlas, see inimväärikus kõlas mulle nüüd see rohkem juba kantilikus toonis, siis tuleb võib-olla natuke teine pilt. Kusjuures, kui ma õigesti mäletan, siis minu meelest seda inimväärikust on konkreetselt ka ju Eesti põhiseaduse kontekstis Kantile viidates mõtestatud. Et selles mõttes see seos on seal täiesti nagu olemas. Aga ma ikkagi siis võib-olla jah, ütleme, paluks kutsutud külalistel ennem võib-olla avaldada oma arvamust selle Leo küsimuse osaseks, et kas näiteks selles vajaduspõhises lähenemises ja põhjendamises põhiõigustele, et kas seal võiks olla mingi iva või mingi, ma ei tea. Mingi iva ikka on, et neid teooriaid saab ju võrrelda tõesti, ja miks mitte tõesti utilitaristlik lähenemine olekski see, mis ütleb, et need põhiõigused on tegelikult instrumentaalsed. Eks? Et need on selleks, et tagada meile mingisugune, mis iganes, kas me räägime millilikult mingisugune võimalikult suur hüve võimalikult suurele hulgale inimestest, eks ole, et nad ongi instrumentaalsed. Ja teine variant on jah, et siis me läheme kuhugi tagasi, jõuame mingisuguse inimese ratsionaalsuse või tema inimväärikuseni, kusjuures ma ei ole ise väga kindel isegi selles, et me seda inimväärikust ka kuidagi moodi vajadustega seostada ei saaks. Eks? Et selleks, et tagada inimväärikust, on sul ju vaja mingisuguse, et sind koheldaks väärikalt, eks, et sind ei piinataks, et sind ei tapetaks, et sulle antaks mingisugust süüa. Et ma arvan, et on võimalik seda vajaduste loogikat, ma küll ei ole Rosenthali raamatut lugenud, peaksin lugema ilmselt, et seda annab ilmselt mõlemaga seostada, mulle tundub. Siin on väga huvitav lähenemine sellele õigusele keskkonnale, puhtale keskkonnale. Mina rääkisin sellest Euroopa inimõiguste konventsiooni ja kohtupraktika aspektist lähtuvalt, kuidas nad selle siis tõlgendasid seda vajadust nii-öelda nagu eraelu kaitse kaudu. Aga ÜRO inimõiguste komitee on läinud veel kaugemale ja on vaadanud, et see õigus puhtale keskkonnale ei ole mitte ainult õigus eraelule, vaid et see ongi õigus elule. Et see ongi selline vajadus, mis ongi õigus elule. Et ütleme, Euroopas ei ole veel nagu või ütleme, riikide tasandil ei ole veel nii kaugele või sellise tasemeni jõutud.
aga kui meie arengud niimoodi edasi lähevad, siis ilmselt on see kindlasti üks oluline mõtlemiskoht. Nüüd, kui püüda siduda seda vajadust, vajadust näiteks mingite konkreetsemate või praktilistemate näidete, kes ma ikka jälgin ka teiste riikide kohtupraktikat koroona teemadel ja nüüd novembris oli Prantsusmaa riiginõukogule tulnud selline kaebus raamatupoe pidajatelt, kes vaidlustasid selle, et raamatupoed suleti ja leidsid, et raamatupoed võiksid olla ka nii, nagu on toiduainete poed, loomuliku ja väga olulise vajaduse rahuldamiseks, avatud inimese lugemisvajaduse rahuldamiseks, eriti seda seoses koroona ajaga, kus tõepoolest inimesed ei saa võib-olla kõiki neid tegevusi teha piiramatult, mis jäävad väljaspoole ja see paratamatult loevad loodetavasti ka natukene rohkem. Ja teine kaebus, millega pöörduti ja see on muidugi ka, seda me ei ole veel nagu eriti siin käsitlenud, aga me oleme natuke siin küsimustes oli, et hooldekodudes haiguse levik ja ütleme ka kinnipidamisasutustes, vanglates haiguse levik ja ka ütleme pagulaste keskuses, majutuskeskustes. Et teine kaebus puudutas näiteks seda, või miks ei anta Prantsusmaa vanglates kinnipeetavatele, ei anta neile maske. Ja mõlemad need kaebused küll jäeti riiginõukogu poolt seal Prantsusmaal rahuldamata. Tol ajal ei olnud veel ka vanglatesse haigus või epideemia nii kiiresti levinud, seal ei olnud otsest nii suurt ohtu ja raamatupoodide puhul siis ikkagi kaaluti seda jälle ühelt poolt seda tervist ja elu ja teiselt poolt siis seda ettevõtlusvabadust, mis siin muidugi siis raamatupoe omanike puhul kannatada sai, seal kaalukausi teiselt pool, aga seda siis selle põhilise vajaduse hulka ei loetud. Et lihtsalt üksisugune näide, aga neid näiteid on praktikast väga-väga palju teistest riikidest, mis siin juba kevadel niimoodi läksid lahti need vaidlustamised ja on jõudnud nüüd juba ka osades kohtades otsusteni ja põhilised otsustused on ikkagi olnud seoses sellega, et need eriolukorrad ei olnud alati sätestatud õigetel seaduslikel alustel, alati ei olnud kaasatud sinna parlamenti ja seda on siis riigid püüdnud parandada pärast ja ka siis täpsustanud oma tervishoiuametite pädevusi selles valdkonnas. Nii et jah. Nõnda, aga äkki on teistel küsimusi, kommentaari mõtteid, sest muidu, kuidas öelda, muidu kasutan mina oma võimalust, et see on praegu on teie võimalus sekkuda ja saada oma küsimus või kommentaar diskussiooni sisse. Mina korra siis küsin ka, et võib-olla siit taustalt ajalooõpetajana selline hästi praktiline küsimus. Et mõnes mõttes see vestluse esimene pool ju räägib sellest, et meil on erinevaid maailma tõlgendamise viise. Et maailma tõlgendamise viisid siis ühtepidi sellised teaduslikud, aga mulle tundub, et selle koroonakriisi kontekstis klassiruumis juhtub vast ikkagi ka see, et seal saavad kokku need teaduslik maailma mõistmine ja selline identiteedipõhine tõde, eks ju. Et mis on hästi emotsionaalne ja mille puhul ma arvan sellisele kriitilisele mõtlemisele rõhutas me väga kaugele ei jõua, et me ei jõua üksteisele lähemale. Et kuidas teile tundub, et kuidas siis ikkagi klassiruumis ja ka ühiskonnas laiemalt selliseid vastuolusid lahendada. Et jah, et me võime küll öelda, et filosoofiline või õigusteaduslik vaatenurk on selline, et meie tõde siin on selline, aga kui see satub kokku seal vaktsiini vihkaja või koroona eitajaga, see on tema identiteedipõhine tõde, on ju tema tõde, tema tõlgendus. Ja kui me nüüd ütleme, et see on vale, siis ta on ilmselt päris õnnetu. Et kuidas siis seda lahendada?
No ütleme, sellise liberaalse demokraatia raames võti selliste konfliktide puhul on olnud ikkagi see, et kui see sinu tõde ja see sinu maailma nägemus kedagi teist otseselt ei kahjusta, eks, siis ela edasi, eks, see on sinu vabadus. Vaktsineerida, mitte vaktsineerida, et nii kaua, kui sa ei lähe jõuga kedagi vaktsineerima ise, eks ole, midagi nii, siis me peame õppima kuidagi koos elama ja limiteerima siis neid ühiskondlikke asju, kus need vastuolud on suured ja kui need on asjad, milles inimesed võivadki erinevalt arvata, siis me ei kipugi võib-olla mingit reeglit selle kohta niimoodi kusagile kirja panema, eks ole, või kohtute kaudu välja ajama. Et las inimesed siis elada nii, kui nad otseselt teisi kahjusta, aga probleem on muidugi selles, et siin saab kohe järgmisena öelda, et mind see ikkagi väga, eks ole, kahjustab, eks ole. Et kui siin kõrval on sellised inimesed, kes elavad nii ja mõjutavad ühiskonda ja nii edasi, et eks see olegi siis, tuleb kuidagi vaidlustes koos elada, ega siin mingit niisugust head retsepti minul küll ei ole anda selle kohta, kui et olla lihtsalt üksteise suhtes austav. Et mul endalgi siin näiteks bioeetika loenguid andes, kus me räägime väga sellistel tundlikel teemadel just nimelt nagu eutanaasia ja abort, eks ole, kus inimesed on nagu just nimelt identiteedipõhiselt ütlevad, et see on ju õige ja see on ju vale, on ju, et kuidas minu käest on küsitud, kuidas ma tagan kas või selles seminariruumis või loengu või klassiruumis, eks ole, sellise asja, et kõik tunnevad, et kedagi otseselt ei rünnata ja et kõigil on seal nagu tore kaasa mõelda, et ega see nagu väga lihtne ei ole, aga kui mingid reeglid, viisakusreeglid ja otsesed isiklikud rünnakud äkki õnnestub tagasi lüüa, siis äkki on ka võimalik nende üle arutada. Nojah, tegelikult ütleme, need piirangud saavad ikkagi piiritletud olla sellega, et ei seata ohtu ei enda tervist ega teiste isikute tervise ja elukaitset. Matsil on, kui ma niimoodi tohin jälle siin eesnimed pidi kasutada, on ju seljas väga kõnekas T-särk, mis räägib sallivusest, tolerantsist. Aga muidugi seal on ju ka, nii nagu kõikidel asjadel, nii palju erinevaid tahke. Liivi Luik vist hiljuti kirjutas sellest, et sallivus võib väljenduda, aga sallivus väljendab ka ükskõiksust. Et see sallivus ei tohiks võib-olla samal ajal muutuda selliseks ükskõiksuseks, et mis praeguses ühiskonnas võib-olla mind ka kõige rohkem häirib või häiribki, on see ühelt poolt see tohutu vastandamine ja selline musta ja valge nägemine. Ja teiselt poolt võib-olla ka see samal ajal kõikidesse sügavatesse asjadesse suhteliselt pealiskaudne üheülbaline suhtumine. Ja seda tegelikult on ju ka praegune paavst, kui ma mäletan, kui ta külastas Euroopa Nõukogu, oma kõnes väljendanud, et niisugune pealiskaudsus ja võib-olla ma lisaksin siin juurde selline keskpärasus ei tohiks muutuda valitsevaks. Ja võib-olla see koroona, kui siin midagi positiivset püüda leida, võib-olla on andnud ka võimaluse natukene sügavamalt inimeste sisse, enda sisse vaadata, nii enda sisse kui teiste sisse vaadata. Ja vaadatagi siis seda ühelt poolt seda sallivust ja teiselt poolt seda ükskõiksust ja pealiskaudsust ja niisugust väga mustvalget käsitlust. Et see võib-olla kõik ei ole alati nii. Aga siis muidugi, ja see viib mind tagasi sellele, mis ma ütlesin mitu korda juba siin meie diskussiooni käigus, et ega sellest juriidilisest poolest jääb inimõiguste kaitsmisel väheks, kui sellele poolele ei ole ka vastu või seda ei toeta ka see inimlik pool ja eetiline pool ja enesevastutus ja ka ütleme see hoolikas käitumine enda ja teiste suhtes. Siis tegelikult ju inimene peaks olema vähemalt kõige tähtsam siin selles kontekstis. Ja see peab ka niimoodi välja paistma. Ütleme, kui me ütleme, et võib-olla ei ole võimalik kõikidel anda tasuta maske, aga kui me ütleme siis, et need, kellel ei ole võimalik maske osta, püüdku kaitsta ennast näiteks salliga või mingisuguse muu kehakattega, et siis ei tohi ju see jätta ka sellist absurdset muljet, et kas siis nüüd oma majanduslikule seisule vastavalt ma ei saagi niisuguse pandeemia käigus ennast korralikult kaitsta.
või ka seesama inimväärikus selle juurde tagasi tulles, et on ju ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse jõudnud neid lahendeid, kus on näiteks Venemaal pensionärid vaidlustanud oma pensioni ja öelnud, et see pension, mis nad saavad, ei võimalda neil oma elu inimväärikalt elada. Et ei võimaldagi neil rahuldada neid oma põhilisi vajadusi. Inimõiguste kohus ei ole küll nii kaugele läinud, siin on jälle see riikide majanduslik olukord ja kaalumisruum, ta ei ole küll ühe selle kaasuse puhul öelnud, et see olukord oleks inimväärikusega vastuolus, aga ta on öelnud, et põhimõtteliselt niisugune küsimus võib tekkida, et see ei ole välistatud. Et selles mõttes jah, mulle tundub, et siin on nii palju niisuguseid erinevaid tahke ja mul on hea meel, et see tänane vestlus ka võib-olla aitab natukene ka meie kuulajatel, loodame, et nad ikkagi veel aktiivselt sekkuvad ka teised niisuguste asjade üle järele mõelda. Aga ma loodan, et see ka ei tekita sellist olukorda nagu Juhan Liivi Peipsi peal, eks ole, et kui ma olen seal jää peal ja ma kardan hirmsasti surma, siis ma tõotan, et ma viin kirikule kroonlühtri ja lõpuks see jääb niisuguseks selliseks väikeseks küünlajalaks. Nii, nüüd on publikust tulnud 2 küsimust veel kirjalikult, mille me vahest jõuame kiiresti või kommentaari ka, et mida me jõuame nii-öelda kiiresti ära menetleda siin enne, kui me lähme pausile ja jätame aega ka selleks grupipildiks. Et AS küsib kõigepealt, et kuidas me suhtume sellesse, et Eesti ühiskond hoitakse lahti ja ei ole nagu pandud lukku, et koolid ja kaubanduskeskused on avatud ja seal just on see levik kõige suurem. Et ma ei tea, kas panelistid tahavad midagi siis öelda selle küsimuse või kommentaari vastuseks. Ma hästi kiiresti ütlen, et mina suhtun hästi lihtsalt öeldes hästi selles mõttes, et kuna Eestis see viiruse levik ei olnud nii suur veel kuni hiljaaajani, siis see tasakaalupunkt nende põhiõiguste piiramise ja tervisekaitse vahel ei olnud veel sinna kohta jõudnud, kus see tervisekaitse nagu kaalus selle üleseks. Et kui haigestunuid oli vähe ja haiglasse viidi ka vähe inimesi, siis ei ole põhjendatud, eks ole, et väga paljude inimeste näiteks liikumispiirangut või õigust haridusele ja selliseid asju piiratakse, aga kui nüüd nagu praegu parajasti tundub olevat, eks ole, et see levik ikkagi jätkub kiirenevalt, et siis tuleb see tasakaalukoht ka teise kohta panna, et meil on rohkemate inimeste tervis siin kaalul juba ja siis on need meetmed ka ehk põhjendatumad. Jah, siin muidugi ei ole välistatud, et võib-olla mõned küsimused võivad ka jõuda kohtusse, mistõttu ma pean olema natuke kommenteerimisel ettevaatlikum. Ja nagu ma ütlesin, praeguseni ei ole minu juurde selliseid kaasusi otseselt liikumisvabaduse piirangutega väga palju jõudnud, põhiliselt on nad puudutanud kinnipeetavate kaebusi. Et näiteks kas või sellest, et kas kokkusaamine oma lähedastega, vangi kokkusaamine lähedastega, et kas seda tuleks asendada ka sellise videokonverentsida teel kokkusaamisega. Siis on olnud mõned küsimused kohtupidamisest. Näiteks sellest, et kas kohtus, kui kohtunik osaleb ka videoteel, aga ütleme, üks menetlusosaline on ikkagi seal istungisaalis ja võib-olla seal on veel keegi maskides ja keegi rikub seal näiteks korda, et kuidas siis kohtunik seda saab jälgida ja sekkuda ja neid korrale kutsuda või kas ikkagi mõlema menetlusosalise õigused on tagatud selle videokonverentsi teel istungi korraldamise raames. Muidugi Eesti kohtud on olnud siin väga tublid ja väga kiiresti ja kuna see e-toimik oli meil juba ennem nagu rakenduses, et siis on seda suutnud oma tööd siiski segamatult teha. Aga mis puudutab neid liikumisvabaduse piiranguid või lahtihoidmist, siis siin tahaks loota, et ikkagi oleks määravaks just see teaduspõhine lähenemine ja muidugi selle koroona puhul ei ole ju ka välistatud see ja seda on ka räägitud erinevatel konverentsidel, kuidas võivad siin inimõigusi mõjutama hakata ka suured ettevõtted või ettevõtjad või mingisugused erahuvid. Ja mina tahaks loota ikkagi, et esimeseks huviks peaks olema ikkagi see tervis ja inimeste elu kaitse.
ja mis puudutab koolide distantsõpet näiteks, siis võite vaadata ka õiguskantsleri koduleheküljelt, et seal on tegelikult ka analüüsitud ja õiguskantsleri aasta aruandes on analüüsitud ka selle eriolukorra niisugust juriidilisemat poolt. Ja seal on ka räägitud sellest, et selleks peaks, küsimus on ka selles, et kas niisuguseid asju peaks ka seaduse tasandil reguleerima, mis praegu seaduses reguleeritud ei ole, ja et kas jätta neid nagu kohalikule tasandile reguleerida ja neid küsimusi on ka väga palju olnud teistes riikides, kus on siis näiteks mõnedes piirkondades kohalik omavalitsus kehtestanud näiteks maski kandmise kohustuse ja seda on siis vaidlustatud ja siis on olnudki vaidlus selle üle, et kas see on kohaliku omavalitsuse pädevuses või näiteks kuidas neid liikumispiiranguid keelata, et kas nagu vältida seda, et teiste kohalike omavalitsuste elanikud saaksid sisse konkreetsesse omavalitsusse ja nii edasi. Et need on niisugused asjad, et ma kutsun ikkagi nagu üles, et seda ühelt poolt tervet mõistust, aga teiselt poolt kindlasti seda teaduspõhist ja seda andmepõhist lähenemist ja tõsiselt suhtumist ja ka inimeste enda tõsist suhtumist käitumisega, et ei oleks mitte see sanktsioon, see hirm, vaid oleks ikkagi see, et ma tahan enda ja teiste tervist kaitsta. Ja et oleks võimalik siis neid asju kaaluda ja need piirangud oleksid seaduse alusel ajutised ja need oleks võimalik neid ka vaidlustada ja samamoodi ka vaidlustada piirangute mittekehtestamist. Ja teine küsimus, ma näen, siin on rohkem vist meditsiinilisem, et sallid ja muud näokatted ei aita üldse ja väga tüütu on bussis näha maskita ja salliga inimesi. Jah, mis parata, siin ei ole muud kui võib-olla sellega nõustuda. Nõnda, aga nüüd meil tegelikult vist ongi, siit tuli üks hästi pikk kommentaar eutanaasia teemal, et nüüd ma pean vist pöörduma Hanna-Liis sinu poole kui korraldaja poole, et mida me teeme, et meil on mõned minutid jäänud selleks, et korraldada ära see grupipilt ja siis meil peaks algama see lõunapaus, et kas sa arvad, et me võtame selle küsimuse veel diskussiooni ja lühendame selle arvelt lõunapausi? Ma ei tea, mida ütleb meie tehniline tugi, kaua läheb pildi tegemiseks? Pildi tegemiseks läheb umbes täpselt pool minutit, ma arvan. No. Olgu nii, aga vaatame siis, et Kätri-Liis ette kirjutab, et korduvalt on kostunud eutanaasia teema ja eutanaasia legaliseerimine tähendaks vajalikkust seada piirid, et millal on see soov eutanaasiaks põhjendatud ja millal see on pelgalt niisugune emotsionaalne valik. Ja siis ühest küljest tundub, et on kerge, et eutanaasia oleks lubatud, kui on nii-öelda meditsiiniline tõendus, teisest küljest võib vahel inimene ilma meditsiinilise tõenduseta eutanaasiat soovida. Ja siinkohal olekski väga keeruline reguleerida, et millal on põhjendatud, millal mitte. Aga otsest küsimust nagu ei olegi selle kohta, eks, et ma ei tea, et mis siin selle kohta öelda. Mina ütleks niimoodi, et see on miski, mida ma kunagi sattusin kunagi ühte sellisesse väga konservatiivsesse ja katoliku, ütleme siis, taustaga filosoofia seminari ja siis seal ka ühe asjana räägiti eutanaasiast ja sealt mulle üks mõte jäi väga hästi kõlama ja ma arvan, et see on nagu miski, mis tundub mulle väga veenev, eks, et sõltumata sellest, kas ja millistel tingimustel eutanaasia on kuskil lubatud, siis on kahtlemata tingimata vajalik, et see isik, kes eutanaasia läbi viib, peab olema selline, kellel ei ole ühtegi teist nagu ravimisega seotud ülesannet. Et mulle näib nagu mõistlik, et ei saa olla nii, et on inimene, kes nagu ühe patsiendiga kohtudes ravib teda ja püüab teda haigustest tervemaks teha, teda nii-öelda elus hoida ja siis see täpselt sama isik mõne teise patsiendiga kohtudes vastavalt siis sätestatud tingimustele aitab patsiendil nagu surra. Et mulle näib, et nagu, kui mingi selline asi on, siis selleks peaks olema nagu eraldi elluviiv isik. Või ma ei tea, mida teised panelistid tahavad veel kiirelt öelda eutanaasia teemal? No mulle tundub, et Kadri on vist selle teemaga põhjalikumalt tegelenud. Ma tahaksin öelda ainult nagu õiguslikust aspektist, võib-olla ka panna siia ühe. Või sul läks mikrofon välja kogemata?
Vabandust, ma tahtsin saata igale ühele veel ühe, aga ma ei tea, kas ma saan. Tuleks uuesti mikrofon välja. Ta lülitas mul mikrofoni välja, vabandust. Nüüd ma kaotasin nii palju aega minu ebakompetentsused. Ma tahtsin lihtsalt saata ühe viite ühele kohtuasjale Lambert versus Prantsusmaaga. See kirjutaks lihtsalt Lambert, et kui keegi tahab lugeda inimõiguste kohtust, et võib-olla siin tuleks nagu teha vahet, aga ma jätan siis põhilise selgituse Kadrile ka selle vahel, mis puudutab siis ravi lõpetamist ja mis puudutab siis ütleme sellist elu lõpetamist eutanaasia klassikalisel kujul, et inimõiguste kohus analüüsis seda ravi lõpetamise küsimust just nimelt selles Prantsuse kohtuasjas, kus üks vegetatiivses seisundis patsient oli olnud juba pikemat aega ja vaidlus oli siis selle pinnalt, et tema vanemad ja osad tema õdedest-vendadest soovisid, et teda kunstlikku elushoidmist ja toitmist jätkataks ja ravi jätkataks, aga abikaasa ja osad õdedest-vendadest seda ei pooldanud. Ja siis oligi nagu see küsimus, et kes selle üle otsustab, kas arstid ja kas kohus saab neid arstide otsuseid kontrollida ja millel siis tugineda. Ja seal siis leiti või nagu usaldati seda Prantsuse meditsiinisüsteemi selles küsimuses. Hästi, aga äkki siis me nüüd... Hästi, katsun hästi lühidalt võib-olla vastata ühe minuti jooksul. Tahan, kas võite ka lugeda, eesti keeles on bioeetika antoloogia, kus on palju selliseid filosoofilisi artikleid, muu hulgas ka siis eutanaasia poolt ja vastu ja kogu seda asjad. Üks asi, mida ma tahaks alguses kohe rõhutada, on see, et eutanaasia ja enesetapp ei ole nagu juriidilises ja poliitikafilosoofia mõistes nagu üks ja sama asi, eks. Enesetappu me võime kõik põhimõtteliselt teha. Eutanaasia probleem on see, miks ta selle asja keeruliseks teeb, et see on see, et kas inimesel on õigus nõuda kellegi teise abi selleks, et elust lahkuda. Ja see on see, mis teeb selle nagu keerulisemaks, eks ole. Ja ma olen nõus siin Matsiga selles osas ka, et tõesti, et see arstide, miks see meditsiin, arstid on sageli sellele väga põhimõtteliselt vastu, ongi see, et ütleme, arsti ja patsiendi vahel on usaldussuhe ja kui seal see usaldussuhe on see, et arst peab tagama, et patsiendil oleks hea, talle head tegema, teda mitte kahjustama ja see on selline hästi vana roll ja rolli eetika. Ja kui nüüd tekib võimalus, et arst võib hakata ka midagi muud tegema ja elu lõpetama tahtlikult, et see tegelikult lõhub seda usaldussuhet. Aga samas mujalt maailmast neid näiteid selleks, kuidas seda on korraldatud, on väga erinevad. Et Hollandi näide on ju ikkagi see, et tegelikult ka meditsiinitöötajad peavad andma selleks, siis 2 meditsiinitöötajad peavad andma selleks siis oma nõusoleku. Ja seda läbi viia saab ka meditsiinitöötaja, eks. Samas kui ütleme need Šveitsi igasugused eutanaasia kliinikud, et seal see inimene, kes seda rohtu näiteks manustab, eks ole, et tegelikult ei ole meditsiinitöötaja, tal ei ole nagu selles mõttes seda rolli. Aga teema on hästi keeruline, aga ma ütlen ka, et just oluline aru saada, et see ei ole puhtalt inimese nagu enesemääramise õiguse küsimus ainult, eks, vaid küsimus on selles, et kas keegi teine, kes teda aitab seda teha, kaevatakse pärast kohtusse või mitte, eks, ja kas me saame panna teistele inimestele riigile sellise rolli seda elu võtta. Nii, aga siis nüüd ma tõmbakski siis meie arutelule joone alla. Ma väga tänan meie kutsutud külalisi Julia Lafranchi ja Kadri Simmi, et nad tulid meiega siin seda teemat arutama ja lahkama. Ja nüüd siis ma annaks ilmselt jõu ja selle sõnajärje üle tehnilisele toele, kes siis karjatab meid niimoodi, et me saaksime teha ära selle ühispildi, pärast mida me lähme siis väiksele lõunapausile, eks igaüks oma kodus ise vaatab, kuidas või kohvikus sööb. Ja siis jätkame juba järgmiste tegevustega.